Tere päevast, austatud Riigikogu! Me alustame 19. märtsi infotunniga ja head kolleegid, mul on teile kõigepealt palve. Teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Ja tänasesse infotundi on end registreerinud 19 Riigikogu liiget, puudub 82. Infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ja majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Tere päevast, lugupeetud ministrid! Ning meie infotunni reeglid on ikka samasugused nagu ka kõikidel varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit, vastamiseks on aega 3 minutit ja see konkreetne küsija saab siis võimaluse üheks täpsustavaks küsimuseks. Lisaks saab üks Riigikogu liige võimaluse siis esitada selle küsimuse raames ka lisaküsimuse. Ja kokku on meil 12 registreeritud küsimust. Neist esimene on majandus- ja tööstusminister Erkki Keldole. Küsib Riigikogu liige Vladimir Arhipov ja teemaks on majanduse elavdamise plaan. Vladimir Arhipov, palun. Lugupeetud istungi juhataja, hea minister. Teadavasti Eesti majandus langeb juba esimesest kvartalist aastal 2021. Ja alles eelmise aasta 4. kvartal näitis väikest tõusu, aga samas see ikkagi leiab aset inimeste toimetuleku halvenemisele. Jätkuvalt on kõrge inflatsioon. Milline on Eesti majanduspoliitika lähiaastatel? Kuidas te hindate majandusolukorda tänasel päeval? On ta kriisiolukorras? Eriti siis, kui me teame, et Eesti Panga prognoos näitab, et selle aasta SKP võib langeda 0,6%. Aitäh! Lugupeetud Riigikogu esimees, hea küsija. Kõigepealt mõned faktitäpsustused, ka keerulisel majanduslikus olukorras, mis tõesti tulenevalt ka täiemahulisest sõjast Ukrainas on kogu meie regiooni Euroopat tabanud, siis Eestil on see positiivne, et selle aja jooksul meil on faktiliselt ka vaesus vähenenud. Ja kui me vaatame ka näiteks palgasaajaid, siis on näha ka, et alumise kümnendiku ehk alumise detsiili ja ülemise detsiili palgasaajate numbriline vahe on ka vähenenud, ehk siis palkade vahe ei ole suurenenud, mis on positiivne. Ja muidugi selles mõttes, eks ajad ja olukord on keeruline, sellepärast on valitsus võtnud endale ju algusest peale 2 kõige olulisemat prioriteeti. Selleks on meie riigi julgeoleku tagamine. Läbi julgeoleku me anname tegelikult kindlustunde. Me anname kindlustunde Eesti inimestele, Eesti ettevõtjatele, siia potentsiaalselt investeerida soovivatele uutele ettevõtjatele, et Eestis saab ja on turvaline ettevõtlust teha. Teine oluline prioriteet on sellel valitsusel meie majanduse konkurentsivõime ja konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond. Sellepärast näiteks konkreetsed näited majandusministrina kutsusin ka ellu konkreetse tegevuskava selleks aastaks, mis puudutab siis 45 erinevat punkti, milleks on siis seaduse muudatus, tegevus, määruse muudatused, kuidas meie majanduse konkurentsivõimet kasvatada. Konkreetsed näited, mida me juba oleme valitsusest läbi viinud, on näiteks 100 miljoni eurone kaitsefond. Nädal aega tagasi avati suurte mahuliste investeeringute fond 160 miljoni euro ulatuses. See tähendab, et kui see fond täielikult rakendub, see toob suurusjärk 1 miljard eurot täiendavaid investeeringuid Eesti majandusse järgneva 4 aasta jooksul. Neid tegevusi on, nagu ma ütlesin, väga palju. Konkreetseid tegevusi selleks aastaks on 45. Ja seda ei ole kuidagi üksi teinud mina või majandusministeerium. Seda on tehtud koostöös ettevõtjatega. Aprilli alguses plaanin ma järjekordset ümarlauda, kus vaatamegi üle need tegevused, mis on juba tehtud. Samamoodi küsime erialaliitudelt, ettevõtjatelt tagasisidet, mida saaks veel teha.
Nüüd uue valitsuse puhul me oleme kokku leppimas, me muudame Eesti maksukeskkonna tagasi lihtsaks, ühetaoliseks, arusaadavaks. Me kaotame ära ettevõtte 2% tulumaksu, mis pidi rakenduma järgmisest aastast, mis tähendab, et Eesti maksusüsteem on OECD riikide jätkuvalt parim, nii nagu ta on 11 aastat olnud. Ehk ühesõnaga tegevusi, kuidas meie majanduse konkurentsivõimet kasvatada, on väga mitmetahulisi. Meie eesmärk on, et meil oleks rohkem teadmuspõhisem majandus, kus me looks kõrgemat lisandväärtust. Ja nagu ma olen öelnud, et meie valitsuses majandust ei juhi, küll aga me loome selle keskkonna, kus ettevõtjad saavad võimalikult lihtsalt, vabalt ja kergelt tegutseda ja toimetada ja seda Eesti majandust ka kasvatada. Aitäh! Suur tänu ja Vladimir Arhipov, teil on täpsustav küsimus, palun. Ma küsin meretuuleparkide kohta, et kas te kavatsete sellega edasi minna, mida see annab Eesti tarbijale, sest praegu ütleme lihtinimese arusaam on selline, et me läbi maksumaksja raha investeerime erasektorisse tuuleparkide rajamiseks ja pärast hakkame sellest veel kõrgemat tasu maksma. Kas see on nii? Ja teine küsimus on, et me teame, et kõik uuringud tuuleparkide ja meretuuleparkide kaitseväe teemalisest uuringud on tegemata veel. Et kas te kavatsete neid ära teha enne, kui te kopa maasse lööte, piltlikult öeldes? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Kõigepealt punkt 1, energeetika kui selline ei ole minu portfellis, et sellega tegeleb kliimaminister. Küll aga ma saan nii palju ilmselgelt öelda, et jah, sellises soovis nagu eelmises valitsuses sotsiaaldemokraadid seda soovisid, me meretuuleparkide arendusega edasi ei lähe. Küll aga on ju oluline, energia on väga oluline sisend meie puhtale tööstusele, kõrgetasemelisele konkurentsivõimele. Mis tähendab seda, et ka Euroopas on võetud see ju prioriteediks. Euroopas on valmimas puhta tööstuse lepe, mis annab uued täiendavad tingimused, võimalused uute tootmisvõimsuste rajamiseks. Nagu me teame, Euroopas tänane energiaturg on selline, kus ilma erinevast dotatsioonita, garantiita väga vähe uusi tootmisvõimsusi rajatakse. Mis tähendab seda, et me peame Eesti ühiskonnas, valitsusena, aga ma ütlen ka terve ühiskonnana koos arutama, milline on tarbijale kõige efektiivsem, taskukohasem ja ka puhtam energia tulevikus. Samamoodi me peame arvestama, et kui siia tahavad investeerida, kas või läbi selle sama suurinvesteeringute meetme, uued targad tööstused, kes tahavad luua siia kõrge lisandväärtusega töökohti, siis nad vajavad tulevikus stabiilset, etteaimatavat ja taskukohast energia hinda. Ja mis seal ka salata, väga paljud turud, kuhu erinevaid tooteid, teenuseid ju ka Eesti ettevõtjad ekspordivad, on ka soov, et see energia oleks puhas ehk roheline. Ehk see on see tegevus, mida me ka süstemaatiliselt valitsuses nii kliimaministeeriumi eestvedamisel, aga me väga tugevalt vaatame ka, milline on terviklik majanduse mõju meie energiaportfellis. Ja nagu ma olen öelnud, Eestile on võimalikult mitmekülgne energiaportfell, kus on tuult, kus on päikes, kus on salvestusvõimekused, kus on juhitavaid võimsusi, et me saaksime tegelikult tagada pikaajalise, võimalikult taskukohase ja stabiilse elektrienergia hinna. Ja ma usun ka, nagu ma ütlesin, koostöös ka Euroopas algatava puhta tööstuse leppega tulevad need uued võimalused, et me tegelikult saame siia täiendavaid tootmisvõimsusi ja see annab võimaluse ka siia täiendavalt investeerida. Aitäh! Ja lisaküsimus Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja aitäh, hea minister, et majanduse elavdamiseks Ida-Virumaa piirkonnas on loodud õiglase ülemineku fond ja ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus jagas hiljuti 39 miljonit eurot ettevõttele Greenful, mis on seotud Eesti 200 poliitiku Tarmo Tammega ning mille üks osanikest on ka tema erakonnakaaslane Tallinna abilinnapea Margot Roose. No Greenful sai EIS-ilt rekordtoetuse 39 miljonit, kuigi limiit on üldiselt 13 miljonit. Et sellest reeglist mööda hiilida loodi 10-päevase vahega 3 erinevat ettevõtet ja vähem kui 2 kuu pärast siis esitati 3 erinevat projekti. Ja Tarmo Tamm täna muidugi väidab, et tema pole selle ettevõttega seotud, ta on vahepeal oma osaluse maha müünud, aga nüüd novembris teie eestvedamisel toimus Eesti Vabariigi ametlik visiit äridelegatsiooniga Saudi Araabiasse, kuhu koosseisu kuulus nii Tarmo Tamm, aga ka tema poeg. Ja huvitaval kombel tema poeg esindas ametliku info kohaselt just seda sama ettevõtet Greenful, mis sai 39 miljonit euro toetust.
Aga pikantseks muudab seda teemat see üks asjaolu. Ettevõtte juhi sõnul ei teadnud tema sellest esindamisest midagi ja ta ei tunne ka Tarmo Tamme poegagi. Kummalisel kombel korruptsioonivastasel erikomisjonil Tarmo Tamm isegi ei mäletanud, kuidas temast sai ametliku delegatsiooni liige, küll aga ta kinnitas, et ta tegi ise ettepaneku lisada äridelegatsiooni oma poeg. Ja EIS ka kinnitas, et vastav ettepanek tuli majandusministeerium kuskil 4-5 päeva enne visiidi algust ja nad isegi ei kontrollinud, kas Tarmo Tamme pojal on ettevõttega seos või mitte. Aga igal juhul ei kõla usutavalt nüüd Tarmo Tamme väited, et tema pole Greenfuliga seotud, sest miks ta siis tegi ettepaneku visiidile võtta kaasa oma poeg, palustada esindada Greenfuli, ilma et ettevõtte oleks seda palunud ja seda ka teadnud. Ja mul ongi teile küsimus, kuidas siis teie delegatsiooni sattus Tarmo Tamm ja kuidas on võimalik, et äridelegatsioonis oli inimene, kes esindas firmat Greenful, kuid millest ettevõtte ise polnud teadlik? Aitäh! Ja aitäh, lugupeetud küsija. Siin oli umbes mingi 10 küsimust oli küsimuses, ma proovin jõudupidi vastata. Punkt 1. Mina ei ole Tarmo Tamm ja ma ei tea ei Tarmo Tamm peresuhteid, ei tema ettevõtlusalaseid suhteid, kes on ta äripartnerid või mitte, et seda te tõesti peate Tarmo Tammelt küsima. Ma proovin järjepidevalt ka vastata, ma loodan, ma jõuan aega. Punkt 2. Kuidas inimesed satuvad äridelegatsiooni, siis seda minister äridelegatsiooni kokku ei pane ega ei korralda. Selleks on ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutuses või majandusministeeriumis vastavad ametnikud. Küll aga ma kindlasti ütlen ja ma olen seda igal pool öelnud kõikidele ettevõtjatele, et minu, aga ka kogu valitsuse ülesanne on tegelikult Eesti ettevõtjaid nii siseturgudel, aga ka uute eksportturgude avastamisel aidata, uksi avada, sidemeid luua. Selles mõttes see üleskutse koht on kõigile ettevõtjatele, et kui on erinevad visiidid, kus on võimalik tegelikult uusi eksportturge leida, et konkreetse näitena ma isegi olen viinud Vabariigi Valitsuse kabinetti äridiplomaatia hea tava, kus on selgelt kirja pandud nii Eesti riigi põhisõnumid, tegevused, mida kõik kõrged riigiametnikud, sealhulgas ka teie, hea kolleeg, kui te välismaal käite, saate kasutada selleks, et just kiita meie ettevõtluskeskkonda, tuua siia investeeringuid, aidata Eesti ettevõtjatel tegelikult välismaal neid turge avada. Mis nüüd puudutab neid, et kes mingit ettevõtet esindas, seda ma tõesti ei oska öelda, seda peavad siis need vastavad isikud ütlema ja kindlasti nad on nõus ka neid vastuseid teile andma. Aga nüüd on väga oluline ka tegelikult faktitäpsustused, et te ise juuratudeerinuna teate väga hästi, et õiglase ülemineku fondi raames ei saanud üks ettevõte 39 miljonit. Seal on hästi oluline teada, et alustame algust, kõik see otsused ja tegevused olid ka enne minu ametiaega, aga siiski ma täpsustan need üle. Et õiglase ülemineku fondi toetusmeetmed on olnud avalikud, informeeritavad ja kõigile turuosalistele täpselt samadel tingimustel võimalik taotleda. Need konkreetsed küsitavad 3 ettevõtet on hästi oluline faktiliselt, et kõik 3 ettevõtet on erinevad juriidilised kehad ja taotlesid seda toetust iseseisvalt. Samamoodi on oluline öelda, et kõik need 3 erinevat juriidilist keha on iseseisvad ettevõtted, mis saavad toimida iseseisvalt. Jah, seal on suur loogika selles, et on võimalik tekitada kõrgem lisandväärtus ühise tarneahelaga, aga ülioluline, et need on 3 juriidilist erinevat keha, mis toimetavad ka iseseisvalt. Ja mis on veel eriti muidugi oluline öelda, et see toetus kui selline on kogu kuludest alla poole. Ehk siis kui ettevõtjad soovivad investeerida Ida-Virumaale, siis üle poole rahast peavad panema investorid ise. Ja tegelikult õiglase ülemineku fond saigi just loodud sellepärast, nagu te teate, sellest on pikalt räägitud, et mitmekesistada ja mitmekülgustada Ida-Virumaa majanduskeskkonda tervikuna, mis tähendab, et on need uued tootmisvõimsused, on need turismiteenused, on need üldise elukeskkonna küsimused. See on olnud õiglase ülemineku fondi peamine põhjus ja tegelikult kõiki neid tingimusi on pakutud ja suheldud kõikide ettevõtjatega avalikult, et sinna neid investeeringuid tuleks. Aitäh! Suur tänu! Ja sellega ma lõpetan meie tänase esimese küsimuse käsitlemise. Enne kui me läheme teise küsimuse juurde, on käsi püsti Vladimir Orhipovil, et teil on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Juhataja, lugupeetud minister, ma tean teie tööjaotust, aga energeetika ja majandus on nii tihedalt seotud, sellepärast ma selle küsimusi teile esitasingi.
Aitäh teie vastuse eest, kuigi ma sellega rahule ei jäänud. Aitäh. Vabandust, aga härra Arhipov, ma ei saa mitte kuidagi lugeda seda protseduuriliseks küsimuseks, et teie reaktsioon küsimusele siinkohal on täiesti ebaoluline, et protseduuriline küsimus on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Et see ei ole kindlasti teie reaktsioon vastusele, nii et palun edaspidi sellest reeglist ka kinni pidada. Aga head kolleegid, läheme teise küsimuse juurde ja teine küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ja teemaks on olukord riigis. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, hea eesistuja ja peaminister. Et ma jätkan selle teemaga, millega ma alustasin eelmise nädala infotunnis. Ja vahepeal on sel teemal sõna võtnud ka mitmed avaliku elu tegelased ja eksperdid ja see on teie väidetava uue vana valitsuse legitiimsus. Me oleme praegu tõesti sellisel hallil alal, et vana valitsust enam ei eksisteeri, kuna üks selle moodustanud erakondadest on valitsusest välja heidetud ja uut samuti ei eksisteeri, kuna põhiseaduse poolt ette nähtud uue valitsuse moodustamise protseduuri ei ole läbi tehtud. Ja demokraatia mõttes me oleme seega praegu sisuliselt olukorras, kus ametis on valitsus, kellel puudub mandaat valitseda, kuna parlament ei ole sellele valitsusele oma heakskiitu andnud. Valitsus peaks oma poliitilised tegevused külmutama seniks, kuni Riigikogu on valitsusele oma otsese heakskiidu andnud. Ja seda ütleb arvamusliider Martin Mölder, kes ilmselgelt teab, mida tema räägib. Ja see uus valitsus, mida vanavarjus nüüd luuakse, alustab ühes teiseski mõttes, aga problemaatiliselt uuel loodaval valitsusel on hetkel enneolematult vähe valijate toetust. Viimaste reitingute andmetel on Reformierakonna Eesti 200 koostoetus vaid 17,9% ja sellest Eesti 200 toetus 1,7%, mis teeb ülejäänud kombinatsioonide toetuseks, rahva toetuseks siis 82,1%. Ja millest me üldse räägime, kui tegelikkuses teil ei ole mingit mandaati langetada riigi seisukohalt olulisi otsuseid, ei julgeolekulisi, finantsilisi ega väärtuspõhiseid. Mitte ükski seaduseelnõu, mis on toodud siia saali või algatatud peale valitsuse lagunemist, mitte ükski otsus ei ole legitiimne. Ehk et see teie juhitud kooslus, mis ei ole valitsus, peaks oma poliitilised tegevused külmutama seniks, kuni Riigikogu on mingile uuele kooslusele, mida võib jälle nimetada valitsuseks, oma otsese heakskiidu andnud. Et millal te ikka kavatsete hakata täitma Eesti Vabariigi põhiseadust? Eeldades, et te tahate olla edasi peaminister, oleks ikkagi elementaarne, et te kõigepealt astute tagasi ja siis, kui president on andnud teile uuesti ettepaneku püüda kokku saada toimiv valitsus, tulete siia samma Riigikogu ette ja kui läheb hästi, siis te saate vastavad volitused riiki juhtima jätkata ja nii kaua, kuni te pole seda teinud, on Eesti Vabariik sisuliselt juhita. Miks te keeldute täitmast Eesti Vabariigi põhiseadust, mille täitmise osas olete te ju siin Riigikogu ees vande andnud? Mida te kardate? Aitäh, härra minister, palun. Ja aitäh, hea Riigikogu esimees. Kõigepealt sissejuhatusena ma jälle kehutaks opositsiooni küsima kõigi ministrite käest, sest on pentsik, kui valitsuse minister 2 tundi tuleb, istub siin puldis ja ühtegi küsimust ei saa. Seda esiteks. Teiseks, Martin Mölder tõepoolest on arvamusuuringute teatud suunas tõlgendamise, ma ütleks isegi veidi poliitilise propaganda ekspert, kahtlemata ja ilmselt teie jaoks seetõttu arvamusliider, pole kahtlust. Arusaadav ja ma ei usu, et väga tuleb päeva, kus ta seda valitsust tõttab kiitma, aga ma võin eksida. Ja kui eksin, kindlasti vabandan ja loodan, et Martin Mölder saab seda valitsust rohkem kiita. Seda esiteks. Teiseks, arvamusküsitluste järgi muidugi valitsusi ei moodustata. See, ma arvan, on teilegi selge. Selleks ei ole just erilist põhiseadusanalüüsi vaja korraldada. Kolmandaks, nagu ma eelmisel korral ka kirjeldasin ja viitan õiguskantslerile. Soovitan teilgi viidata ja vaadata. Õiguskantsler Ülle Madise on ka Facebooki sotsiaalmeediasse pannud üles oma analüüsi, kuidas ja millisel juhul peab peaminister tagasi astuma. Piiratud aja tingimustes ma veidi suudan seda refereerida, aga ehk kui te küsite veel, ma saan seda pikemalt teha. Kokkuvõte sellest olulisest riigiõiguslikust küsimusest on selline, et põhiseaduse säte ja mõte on peaministri tagasiastumise kohustuse osas selged. Vaielda võib selle üle, milline võiks olla riigiõiguslik praktika ja kas põhiseadust tuleb muuta nii, et peaminister peaks koalitsiooni muutumisel alati ise tagasi astuma
aga põhiseaduse kohaselt on peaministril praeguses olukorras õigus otsustada, kas astuda tagasi või mitte. Tagasiastumise kohustus tal ei ole ei enne uue valitsuskoalitsiooni kokkuleppimist ega pärast seda. Ja siin on ka loetelu ilusti, see on päris hea, hästi loetav analüüs, ei ole liiga keeruline, kus on kirjas ka, millal Vabariigi Valitsus on põhiseaduse järgi kohustatud tagasi astuma. Need on Riigikogu uue koosseisu kokkuastumisel, peaministri tagasiastumisel, peaministri surma korral, kui Riigikogu avaldab Vabariigi Valitsusele või peaministrile umbusaldust, kui Riigikogu ei võta vastu Vabariigi Valitsuse poolt esitatud usaldusküsimusega seotud seaduseelnõu, kui ministrite tagasiastumisel või muudel seadusest tulenevatel alustel nende volituste lõppemise tõttu ei ole valitsus otsustusvõimeline. Siin on ka pikem jutt selle kohta. Eeltoodud loetelu, nagu õiguskantsler siin kirjutab, on lõplik. Koalitsioonipartneri või kas või kõigi ministrite väljavahetamine sellesse loetelu ei kuulu ega peagi kuuluma. See on õiguskantsleri kokkuvõte, mitte Martin Melderi. Aitäh. Suur tänu ja Helle-Moonika Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. No me näeme, et muidugi õiguskantsleri arvamus sobib teile, kui see toetab teie põhiseaduse vastast tegevust, aga näiteks ei sobi, kui õiguskantsler ütleb, et automaks, teie sisse seatud automaks on põhiseaduse vastane. Aga siin on tegelikult veel üks probleem teie valitsusel, sellel seltskonnal, mida te nimetate valitsuseks, mille osas tegelikult peab nina kinni hoidma, et teie alles jäänud koalitsioonipartneri Eesti 200 kohta on viimasel ajal meedias ilmunud hulgaliselt kirjeldusi valitsuse, isegi Euroopa tasandil oluliste otsuste langetamisel toimunud võimalikest suuremahulistest ja korruptsioonihõngulistest huvide konflikte täisjuhtumitest. Ja teemaks on siis Eesti 200 suursponsorite huvide varjamatu mahitamine valitsuses olles. Juba sellest Tarmo Tamme juhtumist on siin väga palju juttu olnud ja erakond on Tamme kandidatuuri kaitsnud, sest seda on mõjutanud erakonna suurrahastaja Priit Alamäe. No Eesti 200 on kaotanud valijate silmis usalduse nagunii selle Johanna-Maria Lehtme ja Slava Ukraini juhtumi tõttu, aga samuti võtame majandus- ja kommunikatsiooniminister Tiit Riisalo, kellel tekkis järsku plaan laenata, kui ta oli minister, plaan laenata 200 miljonit riigiportaali loomiseks, et ellu viia oma personaalse riigi ideid ja see portaali kavand oli täiesti täht-tähelt üle võetud Priit Alamäe Nortali samasisulisest visioonidokumendist ja paralleelselt lõpetati siis pooleli oleva riigiportaali loomise programm, millesse riik oli juba panustanud 800 000 eurot ja siin jällegi paistavad Nortali kõrvad. No Eesti 200 juhtpoliitikud on ettevõtjatena väga tihedalt seotud, näiteks omavad ja majandavad Priit Alamäe, Tarmo Tamm ja Eesti 200 välisminister Margus Tahknaga üheskoos purjekat loote. Eesti 200 on oma edu eest tänu võlgu ka rahastajatele IT-sektorist, kelle hulgas on Bolti suurosanikud Martin ja Markus Villig. Ja teatavasti Bolt tegi aktiivselt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kaudu lobitööd Euroopa Liidu platvormitöö direktiivi vastu. Ja lõpuks seda direktiivi sellisel kujul vastu ei võetudki ja kui palju kilekotte selle võidu eest liikus, seda peaksid tegelikult uurima nüüd kapo ja prokuratuur või näiteks Pakosta, kelle välisreise hakkas valideerima Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, mille juhtkonnas on Margus Tsahkna abikaasa, nii edasi. Ja Toomas Uiboga te olete Nordica rahakantimises ju samuti osaline. Kas teil piinlik ei ole sellise korruptsioonist läbi koalitsioonipartneri pärast või iseenda pärast? Et kavatsete midagi ette võtta, jääb erakondade karistamise ajalukku ainult see €1 000 000 trahvi väidetava 8 ruutmeetri servituudi seadmise eest. Aitäh. Härra peaminister, palun. Jaa, aitäh. Jah, ma ütleks niimoodi, et kõik need küsimused olukorrast riigis kirjeldavad põhiliselt seda, mida te tahate küsimusena ette lugeda, et kui te tahaksite nende detailide kohta täpsemalt küsida iga loo kohta, saaksite te ju küsida ja saaksite ka asjatundliku vastuse. Nagu näiteks, mis puudutab IT-valdkonda, erinevaid lahendusi, ometi on siin digi- ja justiitsminister, kes võiks tegelikult kõike seda kirjeldada ja istub 2 tundi jõude. Õnneks ta jõude ei istu. Tänapäeval on võimalik ka kirjadele vastata. Ja inimene on siin, nii et te võite rahulikult ka tema käest küsida. Ometi te otsustasite seda mitte teha ja see oli teie valik. Seda esiteks. Teiseks, ma väidan, et Eestis on nii korruptsiooniteadlikkus väga kõrgel tasemel, seda näitavad erinevad indeksid, kui õiguskaitseorganid väga kõrgel tasemel tegevuses. Nii et kui kellelgi on etteheiteid või küsimusi, siis nii avalikus tõstetatud küsimused kui mitte avalikuks saanud küsimused saab ju õiguskaitseorganite poolt kõik läbi vaadatud.
Ja kui teil on kahtlusi, saate te küsida need ka kirjalikult üle. Nii et selliste varjude heitmine, ma ütleks nii, ma saan aru, loomulikult teil on poliitiliselt see kasulik ja lausa praktiline, aga tegelikkuses muidugi, ütleme, on see pigem eeskätt selline uute uudiste materjal, mitte sisuline etteheide. Jah, ongi kõik, aitäh. Aitäh. Ja lisaküsimuse esitab kolleeg Mart Helme. Palun. Jah, no see on tuima panemine ju lihtsalt. Teistmoodi ei ole võimalik seda kõike nimetada. Te ei näe ega kuule mitte midagi korruptsioonist, kui see puudutab teie erakonda või antud juhul teie partnererakonda valitsuses, mida tegelikult valitsuseks nimetada ei saa. Sest et see, mida te praegu teete, siin on agoonia. See on teie valitsuse ja koalitsiooni agoonia, aga see on ühtlasi kahetsusväärselt ka Eesti riigi agoonia. Ja see agoonia ju teil jätkub ka valitsuses sees, kui me vaatame seda, mis toimub praegu Kaitseministeeriumi ja kõigi nende hangete ümber. Ja sellepärast ongi ikkagi küsimus selles, millal te nüüd tõele näkku vaatate ja millal te otsustate, et see agoonia tuleb Eesti riigi ja rahva huvides lõpetada ja minna Kadriorgu ja anda sisse lahkumis tagasiastumise avaldus ja anda võimalus Riigikogul moodustada uus teovõimeline valitsus, mis selle agoonia lõpetab, mis riigi sellest agooniast välja viib. See agoonia on ju ühtlasi ka demograafiline agoonia. See on meie välispoliitiline agoonia. Kui meil tuleb siia Riigikokku Välisministeeriumi kõrge ametnik, kes hakkab rääkima Trumpist ja tema sabarakkudest, kas see on nüüd diplomaat või? Kas see on Eesti diplomaatiline tase rääkida Trumpist ja tema sabarakkudest? Et saate ju aru, et see on ka diplomaatiline agoonia. No selle diplomaatilise agoonia suurepärane näide on muidugi ka Kaja Kallas. Eile refereerisid kõik meie ajalehed ja portaalid ka seda, mida tema kohta arvatakse Euroopa Komisjonis ja laiemalt Euroopas. Nii et küsimus on ikkagi väga lihtne. See agoonia, mis Reformierakonna valitsemise ajal kestab juba mitmendat aastat, see allakäik süveneb, majanduslik allakäik, maksuralli, demograafiline allakäik, välispoliitiline allakäik, kõik need allakäigud aina võimenduvad ja võimenduvad ja võimenduvad. Ja te panete tuima seal. Te ei näe korruptsiooni, te ei näe maksutõusude mõju majandusele ja inimeste heaolule, te ei näe demograafilisi probleeme. Alles te vastasite meile siin vastavale arupärimisele, et teie jaoks probleemi ei ole. Meie jaoks küll on. Kogu Eesti rahva jaoks on probleem. Minu küsimus on, millal te selle agoonia iseenda ja Eesti huvides lõpetate? Aitäh. Suur tänu. Head kolleegid, ma tuletan meelde, et küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit ja vastamiseks 3 minutit. Härra peaminister, palun. Ja, suur tänu. Esiteks faktiparandus, et kui te räägite demograafilisest olukorrast, siis kui te jälgisite minu vastuseid, siis minu sõnum on, et see on väga tõsine küsimus. Et kui kellelgi on häid lahendusi, siis tasub neid pakkuda ja maksa küünalt üksiti vaka all hoida. Et Euroopas tervikuna, nagu kirjeldatud, demograafia trendid on paljudes piirkondades negatiivsed ja väiksele riigile, väiksele rahvale on see suur mure. Nii et seda silti mulle küll omistada ei õnnestu, et ma kuidagi ei hooliks sellest või sellepärast ei muretseks. Ja ilmselt te siis saite valesti aru, sest teie kolleeg Riina Solman siin ees vastupidi tänas selle suhtumise eest, nii et ilmselt te peate omavahel kokku leppima, kumba pidi see nüüd täpselt ikka oli. Aga kinnitan jah üle, minu meelest see on tõsine küsimus. See, mis puudutab demograafiat, kindlustunnet, majanduslikku olukorda, sellega me tegeleme. Nüüd agoonia. Ma veidi kahtlustan, et kui me oleksime päriselt agoonias valitsusega või ei võtaks selgemat joont, siis küllap te ikka nagu nii palju mures ei oleks. Et pigem häirib see, kui valitsusel on selge joon. Ja see valitsus muidugi on majandusküsimustes tsentris paremal. Soovitan teilgi sellele toeks tulla. Me vastupidi mitte ei tõsta makse, vaid langetame. Ettevõtte tulumaks kaob. Esimesest eurost eraisikute tulumaksustamine kaob. See tähendab seda, et inimeste tulumaksukoormus langeb, inimestele jääb rohkem raha kätte ja see on ka sotsiaalselt õiglasem, kuna puudutab eeskätt neid inimesi, kelle sissetulek on väiksem. Samamoodi 2026. aastal tõuseb tulumaksuvaba miinimum. Ja jah, see on tõsi, et käibemaks on 24%, tulumaks on 24% 26. aastast.
Aga kuidagi me peame oma riiki ülal pidama ja kasvavaid kaitsekulutusi katma. Et ma saan aru, et te tahate teha nägu, et ei märganud. Aga eile tehti kaitsevaldkonnas Eesti ajaloo, ma arvan, vist suurim kulukaim otsus, et vastavalt Kaitseväe juhataja nõuandele otsustasime tõsta kaitsekulutused järgmisest aastast vähemalt 5% SKT-st ja ilmselt sellest üksiti ei piisa, see tõenäoliselt aja jooksul kasvab. Nii et kui te küsite, või sõnastate seda agooniana, kus valitsusel on selgem joon, kaotatakse ettevõtte tulumaks, eraisiku esimesest eurost maksustamine, tõuseb tulumaksuvaba miinimum, majandus on kasvama hakanud ja kaitsesse pannakse raha otsa, siis ma ütleks teile Ansip tsitaadiga. Kui see on agoonia, siis selles agoonias tahaks ma kaua elada. Aitäh! Suur tänu ja sellega ma lõpetan tänase teise küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane kolmas küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Lauri Läänemets ja teemaks on julgeolek. Lauri Läänemets, palun. Tere, lugupeetud istungi juhataja, austatud peaminister. Ma küsin julgeolekust ja suhteliselt konkreetse küsimuse, et Kaitseväe juhataja sõjalise nõuande elluviimisest ja mitte sellest poolest, millest siin ka eile valitsusega rääkisite, vaid sellest, mida ta meile kuu aega tagasi ka rääkis. Ja selle küsimus on siis 1,6 miljardit moona ostu kohta, et meil on ta praegu plaanitud, ajatatud 7 aasta peale. Kaitseväe juhataja sõjaline nõuanne on osta see järgmise 3 aasta jooksul. Mul on väga lihtne küsimus. Kas valitsusel on seisukoht ja plaan, te ju arutasite eile, põhimõttelise suuna võtsite, osta 1,6 miljardi eest seda moona, just seda 1,6, et me ei räägi varasemast ja sellest, mis seal NATO plaanides veel juures on, vaid seda 1,6. Kas on plaan tuua see 7 aasta pealt 3 aasta peale ja osta 3 aasta jooksul? Aitäh! Jaa, aitäh ja Lauri! Tore ja veidi harjumatu on selles olukorras niimoodi kohtuda, aga elu nii on. Aitäh, et sa küsid, teema on oluline ja nagu sa tead ja viitad, siis tegemist oli julgeolekukabinetiga, nii et kogu see materjal kindlasti ei kuulu avalikustamisele. Tollel hetkel me tegime otsuse Ukraina relvaabi kasvatada 25% võrra, mis on ka avalik otsus sellest, mis puudutab Kaitseväe juhataja nõuannet, siis eile valitsus lähtuvalt Kaitseväe juhataja nõuandest otsustas tõsta kaitsekulud kõrgemale 5% järgmisel aastal või vähemalt 5% SKT-st ja ilmselt lähematel aastatel kaitsekulud lähevad sellestki üle. Nii et selles on see vastus nii palju, kui ma saan anda, et me ostame maksimaalselt vastavalt Kaitseväe juhataja nõuandele, mis on antud kaitseministrile, kes toob selle valitsusse, selle järgi ostame moona. Nii et kõik raha, mis on moona ostmiseks ette nähtud, loodetavasti saab selle aega kasutatud ja kaitseminister on juba päris mitmes võtmes kirjeldanud, mida täpselt hankijad teevad, et see moon saaks hangitud. Aitäh! Suur tänu ja Lauri Läänemets, teil on täpsustav küsimus. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud peaminister. Nüüd me siin teeme sellist kassihiire mängu. Ma tean väga hästi, mida te võite rääkida, mida mitte. Et te praegu ei kasutanud võimalust öelda vastust mu küsimusele ja see ei ole riigisaladusega kaetud. Et ärge selle taha pugege. Ehk siis kogu Eesti teab, et valitsuse praegu hetkel kehtiv plaan on osta see 1,6 miljardit moona 7 aasta jooksul. Sellest olete teie avalikkuses rääkinud, sellest on kaitseminister avalikkuses rääkinud, seda kõik teavad. Minu küsimus on jätkuvalt, kas Kaitseväe juhataja sõjalise nõuande järgi tema ettepanek oli osta see 3 aasta jooksul, sest et muidu ei toimi need võimed, mida te eile arutasite, et see on Kaitseväe juhataja poolt öeldud. Ilma moonata nad ei toimi ja 3 aasta jooksul nad toimima vaja panna. Ma küsin veel korra, palun öelge konkreetselt, kas on plaan seesama 1,6 miljardi eest plaanitud moon osta nüüd 3 aasta jooksul, ehk siis täita
Kaitseväe juhataja sõjalist nõuannet või seda plaani ei ole. See ei ole kuidagimoodi riigisaladusega kaetud. Te võite seda vabalt siin meile öelda. Ja see on väga, kuna ta on seotud nii suurte summadega, siis ilma seda arutamata eile enam-vähem konkreetselt te ei oleks saanud kindlasti ka põhimõttelist sellist suunda ära otsustada. Ehk siis, kas plaanitakse 7 aasta jooksul see moon soetada 3 aastaga, nii nagu Kaitseväe juhataja sõjaline nõuanne valitsusel on, või mitte? Aitäh! Aitäh! Kaitseväe juhataja sõjaline nõuanne valitsusele kogu tervikus muidugi ei ole avalik, nii et jutt sellest, et just kui sa tead väga hästi, mida saab avaldada, küllap tuleb neid piiregi tajuda. Vene saatkonnas on ka internet endiselt olemas. Seda esiteks. Teiseks vastus, kas me ostame 1,6 miljardi eest moona lähema 3 aastaga, ma arvan, nagu 5% peale liikumine näitab, et me ostame rohkem kui 1,6 miljardi eest. Ma arvan, et selle lihtsa matemaatika suudad sinagi ära teha. Nii et me ostame rohkem. Kaitseväe juhataja nõuanne on suurem, et sa mõistaksid. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimus esitab kolleeg Jaak Aab. Tänan, austatud esimees, lugupeetud peaminister. Riigikaitselistes küsimustes on kerkinud üles ka selline küsimus siin eelmisel sügisel, kas tuulikud ja radarid on konfliktis ehk kui suures konfliktis. Nii Kaitseväe ülem kui mereväe ülem on öelnud, et võimalikud meretuuleparkide arendused, rohkem oli sellest juttu, võivad pärssida teatud võimeid, mis on vaja Eesti riigikaitseks ja julgeolekuks. Ja majanduskomisjon koos riigikaitsekomisjoniga seda küsimust ka detsembris arutas, siis Kaitseministeerium oli tellinud ühe uuringu, see uuring valmis ja eile just siis jälle riigikaitsekomisjon ja majanduskomisjon kuulasid selle ära. Detailidesse ma ei lasku, tõesti seal on ka AK-märked peal, aga üldine nagu tähelepanek oli, et mereseire osas nagu andis vastuse see uuring, õhuseire osas anti see vastus minu teada juba aastal 2022, kui mereala planeering kehtestati. Aga küll on rida teisi võimeid, mis on niisamuti olulised, rannakaitse või detailisse minemata veel teisigi võimeid, mille kohta siiski Kaitseministeerium kindlat vastust ei andnud. Me teame, et mõlemad asjad on Eestile olulised, et on riigikaitse küsimused väga olulised, meie võimekused peavad olema tagatud ja teisest küljest energiavarustus, energiajulgeolek ja ka kindlasti kohasem energiahind on väga vajalikud lähiajal ka majanduse konkurentsivõime küsimuses. Ja majanduskomisjon on neid energiamajanduse arengukava eelnõusid ju näinud. Me enam-vähem teame, mis energiakokteil on. Ja üldine järeldus on see, et maismaatuulega nii kiiresti ei jõuta edasi minna, nagu see võib-olla esialgu plaanides oli, ehk kindlasti mingil hetkel on ka meretuuleparke vaja. Kas te olete seda küsimust arutanud, millises võtmes ja mida te olete teinud selleks, et neid probleeme võimalikult kiiresti lahendada valitsuses? Aitäh, hea küsija. Mulle jäi muidugi veidi segaseks, mida te täpselt milliste probleemide lahendamise all silmas pidasite, aga püüan üldisemalt vastata, et esiteks jah, mis tahes tehisobjektid võivad vähendada eelhoiatussüsteemide, radarisüsteemide tööd. See on üldteoreetiline vaade. Ei ole kindlasti AK-märke või mis tahes muu märk, seda esiteks. Teiseks, mulle jäi veidi segaseks, kas te nüüd olete siis mereparkide poolt või tahate öelda, et neid ei tohiks teha, et nad on ees. Eks te saate seda kunagi täpsustada. Ma ütleks nii, et kõikide tuulerajatistega, muuhulgas ka suuremate päikserajatiste rajamisel alati tuleb ära hinnata, milline on nende mõju riigikaitsele, riigikaitse huvidele. Seda me ju teeme. Ja kaotatud kümnend, kui sellise ajakirjandusliku pealkirjaga esineda, energeetikas tuligi meil just eeskätt ju riigikaitse huvide pärast. Et riigikaitse huvid sõnastasid selle, ma võib-olla veidi siin nüüd umbkaudu liialdan, aga umbes 80% Eestist oli ikkagi erinevate tuuleparkide rajamiseks piiratud just sellepärast, et meil ei olnud viisi, kuidas oma huve ja oma eelhoiatust ja kõiki muid süsteeme hoida ja oma huve kaitsta. Nüüd erinevad valitsused läbi aegade, muuhulgas ka Jüri Ratase valitsused, aga ka hilisemad valitsused on teinud otsused nende samade kompensatsiooniradarite hankimiseks
Ja need tegelikult peavad siis kompenseerima selle, et kui tekivad mingid uued rajatised, et meil on võimalik rajada samale taastuvenergiat, rajada inimtekkelisi rajatisi, mis tahes parke, et see ei sega meie kaitseväe ja kaitsmise huvisid. Nii see on ja meie kogu see planeerimine, ettenägemine, õhukaitsevõimed on loomulikult toimivad nii Kaitseväe, NATO erinevate süsteemidega koos ja seda kindlasti arvestatakse. Nii et võib-olla mulle jäi veidi segaseks, mida te täpselt küsida tahtsite, aga ma hea meelega selgitan juurde, kui kunagi täpsustate. Aitäh! Suur tänu. Sellega lõpetame tänase 3. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 4. küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja teemaks on poliitika. Urmas Reinsalu, palun. Aitäh, härra peaminister. Eesti ühiskonna, ma ütleksin, lai konsensus on selles, et me peame kõik mõeldava oma sõjalise kaitsesuutlikkuse jaoks panustama, lähtudes Kaitseväe juhataja, meie sõjalise kaitse tehnilise professionaalse korraldamise eest vastutavate ametiisikute nõuandel. Ja ma olen üllatunud, kui vaatasin ka teie valitsusest loetud päevad tagasi lahkunud härra Läänemetsa seisukohta, et Vabariigi Valitsuse julgeolekukabinet arutas Kaitseväe juhataja sõjalist nõuannet juba septembrikuus 2024. aastal ning seal olid ka arvestused. Muu hulgas puudutas see ka droonitõrje võime soetamist. Kuid kahjuks siis härra Läänemetsa sõnul, et teie olevat pidanud sellel istungil võimearenduste plaanide täitmist rahaliselt mõeldamatuks. Ja see on nüüd tegelikult, me oleme kaotanud või sellest on möödunud üle 7 kuu, kui selle juurde me oleme naasnud. Ja minu esimene küsimus on, et kas härra Läänemetsa väide vastab tõele ja kas tegelikkuses siis millisel põhjusel, kui Kaitseväe juhataja esitas oma nõuande juba septembrikuus eelmisel aastal, seda ei arvestatud ja ma olen ka varasemalt teilt küsinud 25. aasta eelarve ja riigieelarve strateegia 25–28 koostamisel. Ja minu teine küsimus puudutab droonitõrjevõimeid. Droonitõrjevõimete koha pealt 23. aasta suvel esitas Kaitseväe juhataja sellekohase nõuande, kuid valitsus seda ei arvestanud. Nüüd ma saan aru eilsest pressikonverentsist, et te olete asunud lõpuks otsustanud droonitõrjevõimeid täiendavalt välja arendada, mis on asjakohane. Kuid 23. aasta juulikuus, kui ma küsisin kirjalikult kaitseminister Pevkurilt, miks droonitõrjevõimeid ei peetud vajalikuks siis lülitada rahastatud riigikaitse arengukava 10-aastase plaani, vastas härra Pevkur, et selleks ei ole raha ja muu hulgas mainis, tsiteerin, ei ole vale väita, et droonid on suhteliselt aeglased ja avastatavad ka palja silmaga. Tsitaadi lõpp. Ja see on härra Pevkuri esitatud 3-leheküljelise kirjaliku teksti üks osa vastusest. Et teie kuulusite ka 23. aastal valitsusse, et miks siis 23. aasta suvel valitsus lükkas tagasi Kaitseväe juhataja taotluse täiendavatest rahastest vahenditest või täiendavalt kaaluda droonitõrjevõime arendamist ning see käsitlus kaitseministrilt, mida ta väljendas kirjalikus küsimuses mulle, kas see käsitlus oli ka arutelu all 23. aasta suvel? Aitäh. Aitäh, hea küsija. Lauri Läänemetsa mälestused ja ettekujutused valitsusest tunduvad elavnevat iga päevaga, mis sellest valitsusest kaugemale saab. Et tal on erinevad ettekujutusi, olen minagi lugenud ja mälestusi sellest. Ja ma ei saa talle ette heita loomulikult, eks emotsiooniga selles esineb. Seda esiteks. Teiseks, kõik otsused, mis valitsus on teinud täiendava moona hankimisel, on see 1,6 miljardit, on see 5%-ni sisemajanduse kogutoodangust jõudmisel järgmisel aastal, on lähtunud Kaitseväe nõuandest kaitseministrile, kes on toonud selle valitsusse. Ja kaitseminister kindlasti lähtub parimast võimalikust lahendusest ja pakub selle välja. Nii et jah, mul on väga keeruline kommenteerida mingisuguse kirja lauset, kui teil on 3-leheküljeline kiri ja seal on üks lause, siis ma kindlasti seda kommenteerida ei võta. Pigem ma ütlen seda, et minu meelest on üldse veidi pentsik ja ma saan aru, et populaarsus on suur, selline rõõm on ka sellest suur. Eesti riigi kaitset
avalikult väiksemaks rääkida või selle puuduste sellist avalikku pesupesemist teha. Ma kutsun kindlasti Isamaad sellest hoiduma. Ma arvan, et see ei tee teile au ja kindlasti Eesti väiksemaks rääkimine, allarääkimine või näiteks ka Kaitseväe hankijatele avalikult halva varju heitmine või Kaitseväele halva varju heitmine kindlasti ei ole kohane. Nii et ma kutsun teid siin sellest hoiduma. Aitäh! Suur tänu. Urmas Reinsalu, teil on täpsustav küsimus, palun. Härra peaminister, tegemata jätmiste, poliitilisel tasemel tegemata jätmiste puhul poliitilise juhtkonna ja valitsuse poolt pugeda Eesti Kaitseväe selja taha on argpükslus. Vastupidi, mina seisan nende inimeste eest, kes tegelikkuses soovivad näha valitsuselt täies mahus tegusid, mis on vastavuses selle tõsise ja kriitilise ohuhinnanguga, milles me asetseme. Nüüd te mainisite ja ütlesite täie kindlusega, et valitsus on langetanud otsused lähtudes Kaitseväe juhataja nõuandest. Ja minu jutt käis konkreetsest võimest, mis puudutas droonitõrje võimet. 16. juuni 2023. aasta ERR-i portaal toob ära uudise, et Kaitseväe juhataja esitas ka ettepanekut droonitõrje võime hankimiseks, millega valitsus ei arvestanud. Ma küsisin seda konkreetset põhjendusi kaitseministrilt, mille kohta ma sain kirjaliku seletuse. Nii minu küsimus on, et kas Kaitseväe juhataja 23. aastal, ka teie valitsusliikmena olite sellest ju teadlik, esitas taotluse selleks droonivõime soetamiseks või ei esitanud. Minu teine küsimus puudutab nüüd, et te libisesite mööda minu küsimuse asetusest, kas mis põhjusel 24. aasta septembrikuus esitatud Kaitseväe juhataja nõuanne täiendavate sõjaliste võimete soetamise kohta, muu hulgas NATO võimearendusplaanide kontekstis, ei peegeldunud 2025. aasta eelarves ja riigieelarve strateegias aastaks 2025–2028. On rida küsimusi, härra peaminister, kus me peame ütlema, et nende heade ametnike, kes on tsiviilametnikud või on sõjaväelased, töö tulemusena on meie riigikaitse arenenud. Kuid mitmes küsimuses tuleb nentida, et see ei ole arenenud mitte valitsuse poliitilise vedamise ja otsuste realiseerimise tõttu, vaid vaatamata selle. Selles on probleem, härra Michal. Aitäh, härra peaminister, palun. Hea küsija. No vot, et ma siiski ütlen, et ma kindlasti ei asu kommenteerima. Kui kaitseminister on teile saatnud kirja, et ütlete 3 lehekülge 1 lause. Lugege see kiri läbi, pange ise konteksti, küsige kaitseministri käest, kui tahate seda esiteks. Teiseks, 5% SKT-st kulutamine või kasutamine. Jah, see lähtub Kaitseväe juhataja nõuandest, mis on antud, ma räägin eilsest otsusest, mis on antud kaitseministrile ja kaitseminister tõi selle valitsusse ja me seame eesmärgiks aastal 2026 kaitsekulud tõsta vähemalt 5%-le SKT-st. Nii kõrge ei ole kaitsekulude tase Eestis kunagi olnud ja see on sellepärast vajalik, et Eesti inimesed tunneks ennast kindlalt, meie kaitseväel oleks need võimed ja vahendid, mida on vaja ja meie vaenlane teaks meid karta ja sõbrad meie peale loota. Sellist riiki me ju tahamegi. Ja see teie jutt, kuidas ütleme, erinevad ettepanekud jäävad arvesse võtmata, ma siiski kahtlustan, et see ammu debateeritud 1,6 miljardit, mis on muutunud ka selliseks nii-öelda suureks teemaks, küllap see ikka Kaitseväe juhataja nõuandest tuli, et vaevalt nüüd kaitseminister oma sahtlis selle välja tõmbas, see oli ka avalikkuses diskuteeritud. Aga mulle ma ütlen ausalt, ei ole südamelähedane selline mulje loomine, kus Eesti oli eelmisel aastal NATOs teine kaitseinvesteeringute tegija, just kui me oleks 22. või 222. Opositsioonil on ka vastutus Eesti riigi ees. Selle maine ees ja muu hulgas ei tasu avalikult ennast, Eesti riiki, Eesti kaitseväega, Eesti kaitsehankijad väiksemaks rääkida. See kindlasti on minu üleskutse teile, ärge tehke seda viga. Suur tänu. Ja lisaküsimuse esitab kolleeg Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh, auväärt peaminister, see, et te samastate ennast Eesti riigile, on muidugi suurushullustus. Aga mis puudutab riigikaitset,
siis vaenlane ei karda mitte protsente, vaid ikka võimekusi. Ja protsendid ei ole eesmärk ja kulutamise suurus ei ole eesmärk, vaid ikka vahend ja tegelik võimekus ja julgeoleku suurendamine peaks olema meie eesmärk. Ja sellega seoses mul on konkreetsed küsimused, millele te siin 3 minuti raames vastata ei saa ja ei suudagi, aga ma loodan, et te võtate need küsimused kaasa ja et valitsus hakkab nendega ka konkreetselt ja sisuliselt tegelema. Kõigepealt, millal plaanitakse suurendada Kaitseväe sõjaaja struktuuri? Meil on jätkuvalt tuhandeid võitlejaid vähem võrreldes ka 10 aasta taguse ajaga näiteks. Millal hangitakse maakaitse isikkoosseisule sidevahendid, üksuse varustus, tuletoetus, luuakse logistiline tugisüsteem? Täna on meestel ainult isikuvarustus ja seegi ei ole tegelikult täielik. Edasi, millal võetakse tõsiselt ette Kaitseväe sõjaaja juhtimine nii tehniliselt kui ka isikkoosseisult? Kuidas on plaanis peatada tegevteenistujate enne tähtaegne teenistusest lahkumine, millal ja missuguseid meetmeid rakendatakse? Ma arvan, see on väga eluline küsimus meie piiratud inimressursi puhul, et need professionaalid lahkuvad tegelikult täis elujõus ja kes võiks edasi tegutseda ja siin on loomulikult seadusandjal võimalus kaasa rääkida, aga valitsuse initsiatiiv on siin ju elementaarne, et me saaksime üldse neid muudatusi teha. Kui koalitsioonil enamust ja ideid ei ole, siis siin midagi siin saalis ka ei juhtu. Edasi, mida plaanitakse teha selleks, et Kaitseväe Akadeemias taastuks ka sisseastumiseksamitel konkurss, seal ei ole mitte mingisugust konkurssi ja nii edasi ja nii edasi. Neid küsimusi, mida me sisemise riigikaitse korralduse poole pealt saaksime teha ilma suuri rahasid ja protsente lugemata, on oi kui palju. Et minu küsimused on suunatud sellele, et hakakem nende asjadega ka tegelema, mitte ärgem lugegem ainult protsente. Veel kord, vaenlane protsente ei karda, vaid kardab meie tegelikku võimekust. Aitäh. Aitäh. No see on küll väga pentsik lugu nüüd. Kui Isamaa kõigepealt ründab Eesti kaitsehankijaid raamatupidamislikul alusel eeskätt kehastudes raamatupidajaks ja mul ei ole midagi raamatupidajate vastu, väga auväärne amet. Ja nüüd ütleb Isamaa, kellelt ma oleks oodanud pigem tuge kaitsevõime kasvatamisel ja rohkem raha suunamisel kaitsesse, et tühja sellest rahast. Seda raha polegi vaja. Vaja tegeleda sisemise korraldamisega. Vaadake, minu meelest on Isamaa üdini valel teel sellist juttu rääkides. Kõigepealt te võtate rünnata Kaitseväe hankijaid, rääkides Eestit väiksemaks. Ma saan aru, kaitseminister teile ei meeldi. See ei ole kohustus. Vabas riigis ei pea kaitseminister inimestele meeldima. Kaitseväe hankijad teevad kindlasti oma tööd. Küsige nende käest, kui soovite. Kui te tahate sisemist korraldust ümber teha, palun pöörduge nende poole. Eesti riigis eile tehti ajalooline otsus. Meie kaitsekulutused, investeeringud tõusevad üle 5% SKT-st. See ei ole kunagi nii suur olnud. Ja sellest üksi ei pruugi piisata, need võivad minna veel suuremaks. See lähtub Kaitseväe juhataja nõuandest. Kui Isamaa tahab seda maha teha ja rääkida, et tegeleme sisemiste asjadega, raha polegi vaja, olge head, minge rääkige seda kuskil mujal. Aitäh. Suur tänu, härra peaminister, ja ma lõpetan sellega meie 4. küsimuse käsitlemise. Enne kui me läheme 5. küsimuse juurde, on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta ja ma juhin muuseas kolleeg Seedri tähelepanu sellele, et teema, mille kohta esitatakse küsimus, on poliitika. Ehk siis, aga Helir-Valdor Seeder, teil on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Teema ongi poliitika ja siin oligi kaitsepoliitikas jutt, aga praegu me ei räägi poliitikast, vaid räägime protseduurikast. Ja minu arvates on teie kui juhataja kohustus kutsuda korrale peaminister, kes väitis siin ees, et Isamaa on väitnud ja mina isiklikult olen oma küsimusega väitnud, et raha riigikaitsesse ei olegi vaja, tühja sellest rahast. Teie kohustus on peaminister korrale kutsuda infotunnis, mida jälgivad ka tuhanded inimesed. Ja palun tehke seda. Aitäh, hea kolleeg, et antud juhul püsiti teema poliitika raames. Et siin vastastekku, kui ma hakkaksin vahemehena kõiki teie vastuseid kontrollima faktipõhiselt, sisupõhiselt ja nii edasi, siis me ei peaks siin diskussiooni mitte peaminister ja Riigikogu liikmed, vaid me peaks siin sellisel juhul valdavalt diskussiooni istungi juhataja ja Riigikogu liikmete vahel. Et see ei ole kindlasti infotunni mõte. Et infotunni mõte on ikkagi see,
et Riigikogu liikmed saaksid esitada valitsuse liikmetele küsimusi ja valitsuse liikmed saaksid vastata. Aga läheme edasi 5. küsimuse juurde ja 5. küsimus on täna majandus- ja tööstusminister Erkki Keldole. Küsib Riigikogu liige Aleksandr Tšaplõgin ja teemaks on turumajandus Eestis. Aleksandr Tšaplõgin, palun. Ja lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud minister, mul on väga lihtne küsimus. Kas meil Eestis on turumajandus või oleme ehitanud üles sotsialismi koos plaanimajandusega? Siin on näide. Riik maksustab põlevkivist elektrienergia tootmist tohutute tasudega. Samal ajal kulutab riik sadu miljonit eurosid rohelise energiatootjate subsideerimiseks. Kui meil on aus konkurents ja turumajandus, siis miks seatakse tootjad ebavõrdsesse olukorda? Kui meil on sotsialism ja plaanimajandus, siis öelge seda otse välja. Ja ärge öelge mulle palun, et see ei ole teie valdkond. Ma ei küsi energeetika kohta, vaid majanduse toimimise põhimõtete kohta. Aitäh! Ja aitäh, hea küsija. Eestis on turumajandus, kui see oli see küsimus lühidalt. Et pikemalt vastates, ma saan aru, et te viitasite süsinikheitmekvoodi süsteemile, mida üle-euroopaliselt üheselt rakendatakse, mille eesmärk soov on, et meil oleks ka tulevikus puhas loodus, keskkond, kus meil oleks hea jalutada, puhast õhku hingata, värsket vett. Et ma arvan, et see eesmärk koos mõistliku majanduse konkurentsivõimega on väga tervitatav. Ja selleks ka nii Eesti kui ka väga mitmed Euroopa riigid, aga tegelikult ka üle maailma teevad energeetikast täiendavaid uusi tootmisvõimsusi, mis oleksid väiksema keskkonnajalajäljega, mis oleksid tegelikult tulevikus tarbijale soodsamad. Et võtame kas või nüüd viimase veebruarikuu näite, kus kahjuks tõesti elektri hind tõusis kõrgemale kui aasta tagasi. Et oli suurusjärk, kui ma peast nüüd ei eksi, 15 senti kilovatt. Ja kui sa küsid ka ekspertidelt, miks see vahe tuli, siis kõige suurem vahe oli selles, et veebruarikuu oli hästi tuulevaikne. See on tegelikult, mida see tähendab hästi lihtsustatult, kui me tahame pikemas ajas saada tegelikult stabiilset ja taskukohasemat elektri hinda, siis meil on vaja mitmekülgseid tootmisvõimsusi. Meil on vaja täiendavaid tuuleparke, meil on päikeseparke, meil on vaja see ära siduda salvestusega, sest olgem ausad, me kõik saame aru, et Eesti on ju piirkond, kus on aega, kus päike ei paista, tuul vahepeal ei puhu, siis on vaja salvestust, et neid energiahinnatippa alla tuua ja samamoodi on vaja ka juhitavaid võimsusi. On selleks lähiajaloos gaasijaamad, tulevikus mõni uus tehnoloogia. Ja see on olnud alguses peale selle valitsusega, eelmiste valitsuste prioriteet, et meil oleks võimalikult laia pinnaline energiamiks või kokteil, nii nagu kolleeg teil ka ütles, et selle järgi me oleme neid otsuseid ja oma tegevusi teinud. See kõik on turumajandusega kooskõlas ja turumajanduse alustel. Mis küll, ja kui küsimus on erinevatest subsiidiumitest, siis ma tegelikult ka eelnevale küsijale nii-öelda vastasin, et täna Euroopas energiaturu olukord on selline, kus väga minimaalselt või mitte üldse tegelikult puhtalt turu vastu erinevaid tootmisvõimsusi ei tehta. Sellepärast, et uute tootmisvõimsuste investeerimismaht on üpris suur, kapitalikulu on suur, mis tähendab, et kas ühtepidiselt algsed garantiid, mingid subsiidiumid või riigipoolset toetust tegelikult selle rahastamisvoogudeks vaja on. Ehk selles mõttes see on osa turumajandusest, see annab investeerijatele kindluse, see annab laenuandjatele ehk pankadele kindluse, et see projekt on rahavoogude mõistes loogiliselt üles ehitatud ja teistpidiselt annab see tarbijale, ettevõtjatele kindlus, et siia tuleb uusi tootmisvõimsusi, tänu millele tulevikus energiahind on soodsam, stabiilsem ja puhtam. Aitäh! Suur tänu ja Aleksandr Tšaplõgin, teil on täpsustav küsimus, palun. Esiteks raudne loogika. Tuult ei ole, tulepargid ei tööta ja selle pärast on elekter kallis. Ehitame veel rohkem tuuleparke. Ma ei näe siin loogikat ausalt öeldes. Aga taas turumajandusest. Iga päev loeme ajakirjandusest, kuidas teie koalitsioonipartnerid Eesti 200 kasutavad oma poliitilist positsiooni, et aidata seotud ettevõtteid. Korruptsioonifakti muidugi saab tõestada ainult kohus. Aga mul on küsimus, kas antud juhul on juttu ausast konkurentsis? Või oleme Eestis loonud midagi sarnast sellele, mis toimub edukalt vähearenenud Aafrika riikides, kus äri saab ajada ainult tänu tuttavatele poliitikule? Aitäh!
Ja aitäh, hea küsija. Veel kord kordan igaks juhuks üle, et see veebruarikuu näide oligi toodud sellest tõesti tuulevaikne ja sellepärast ma ka rääkisin mitmekülgsest energiavarustuskindlusest, milleks on täiendavad tuulepargid koos salvestusega. Mul on väga hea meel, et alles hiljuti just tehti üks suuremaid maismaa akuparke Eestisse rajati. See just selle tõttu, et see tegelikult annab selle sama kindluse olukorra, kui meil näiteks lühiajaliselt on energiahinnad kõrged, aga me saame tegelikult salvestada odavat tuuleenergiat nii kõigepealt lühiajaliselt, aga tulevikus me ka arutame pikemaajaliselt. Et see on see, mida ma teile ka selgitasin. Mis puudutab, kuna seal ei olnud konkreetset subjekti või ka isikut või arusaama, mida te ette heitsite, siis igaks juhuks lihtsalt kordan ka üldiselt. Tõesti, Eesti on õigusriik. Kui kuskil on näha, et keegi teeb midagi ebaseaduslikku, siis selleks on olemas vastavad asutused, kes seda kontrollivad, reageerivad, otsivad erinevaid võimalikke seaduserikkujaid või seadusest möödaminejaid, et see kindlasti ei ole ei majandusministri ülesanne, see ei ole vabariigis ka kindlasti Riigikogu ülesanne. Ja lihtsalt igaks juhuks, kui ta oleks olnud ka varasemalt kohal, siis teie pinginaaber ka tegelikult küsis 7 või 8 küsimust, ma kõigile lõpuni ei jõudnud vastata, küll aga seda on võimalik stenogrammist järgi vaadata ja kui on mingite isikute kohta küsimusi, siis on võimalik isikutega inimlikult ise suhelda, kui on huvi. Kui on tunnetus, et on midagi ebaseaduslikku tehtud, siis on võimalik sellest vastavatele asutustele teada anda ja mina usaldan Eesti õigus- ja julgeolekuasutusi, nad kindlasti vajadusel kontrollivad ja teevad kõik vajalikud otsused. Aitäh! Suur tänu, härra minister, ja lisaküsimuse esitab kolleeg Anastassia Kovalenko-Kõlvart. Palun! Aitäh, hea minister. No minu eelmisele küsimusele vastates mind ikkagi hämmastas see, et teie arvates on täiesti vastuvõetav, et kui ettevõte soovib saada rohkem kui 13 miljonit toetust õiglase ülemineku fondist, siis on täiesti okei asutada 10 päeva jooksul 3 erinevat ettevõtet ja siis vähem kui 2 kuu pärast esitada siis vastavalt 3 projekti. No nii nagu Eesti 200 poliitiku Tarmo Tammega seotud ettevõtte Greenful tegi. Minu jaoks on tegelikult see äärmiselt kummaline, et ollakse valmis andma miljoneid eurosid toetusi äsja loodud firmadele. Et sellest võib ju ka järeldada, et igaüks, et kellel on samamoodi, kes saab samamoodi neid põhjalikku teadmisi ja võib-olla ka siseinfot taotluste esitamisest, nagu see on Eesti 200 poliitikutel. Samuti võib asutada kiiresti oma firma, kirjutada projekte ja siis jääma ootama miljonitesse eurodesse küündivat toetusi. Huvitav on ka see, et kuidas teil pole ka teadmisi, kuidas teie delegatsiooni siis võis sattuda Tarmo Tamme poeg ja esindada ettevõtet, ilma et ettevõtte juht seda oleks teadnud. Et kas siis põhimõtteliselt igaüks võib panna teie delegatsiooni kirja öelda, et esindab teatud firmat, millest firma ise pole teadlik või võib-olla seda saavad teha ainult Eesti 200 poliitikud. Tulenevalt, et kas see tähendab, et te toetate ka kõiki teisi selliseid Eesti 200 sahkerdamisi, millega nad on ja praegu ka tegelevad valitsuses, et siin ja kolleeg juba enne mainis seoses personaalse riigi projektiga, mis oli Eesti 200 asutajaliikme ja põhitoetaja huvides või Bolti direktiivi torpedeerimine Euroopa Liidu tasemel, mis samuti oli Bolti huvides ja Bolt on kusjuures samuti Eesti 200 toetaja, aga ka Reformierakonna toetaja. See ei ole ainus initsiatiiv, mis on kusjuures Bolti huvides tehtud. Et kas selline on ka arusaam sellisest ausast konkurentsist, turumajandusest, kus siis tehaksegi otsuseid konkreetsete ettevõtete kasuks, mis on ka seotud kindlate erakondade ja nende liikmetega? Aitäh! Ja aitäh, hea küsija, et te jätkate suurepärast traditsiooni küsida ühe küsimuse sees mingi 12 küsimust. Ma proovin neile järjest vastata. Punkt 1. Platvormitöö direktiiv oligi kehv direktiiv, ausalt, mõttetult ülereguleeritud, ei anna võimalust tegelikult tehisaru ettevõtluses kasutada, tänu millele me tegelikult ka kõrgemat lisandväärtust Eestis loome. Me võime seda diskussiooni pidada, me oleme öelnud, see valitsus on selgelt vähema bürokraatia, vähema reguleerimise eest ja me usaldame inimesi, usaldame ettevõtjaid. Kui oli küsimus, kuidas valitakse ettevõtteid äridelegatsioonidesse, et seda teeb Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutus, võivad ka teised asutused, oleneb konkreetsest delegatsioonist. Ettevõte peab olema Eestisse registreeritud, ei tohi olla ärisidemeid Venemaa ega Valgevenega, ei tohi olla maksuvõlga, delegatsiooni kuuluv ettevõte ei tohi olla kriminaalkorras karistatud või ettevõtja ja EIS siis kontrollib taustasi eelkõige avalikest allikatest. Et see on see. Nüüd tulles sinna õiglase ülemineku fondi, et jällegi kordan igaks juhuks üle, et esiteks tegemist ei ole veel toetusega, vaid tegemist on toetusotsusega.
projekte teiseks ei saa ellu viia ainult toetusega. Nagu ma rõhutasin, üle poole projektide kogumaksumusest moodustab ettevõtjate enda panus. Ehk üle 50%, kui sa tahad seda investeeringut teha, peab eraettevõtja ise panustama. Nüüd, et miks on üldse selline toetusmeede, tulen tagasi, pole küll ise Ida-Virumaalt pärit, aga väga palju ka käinud seal, siis tõesti Ida-Virumaa on maakond, mis ajalooliselt on olnud seotud ühe suure tööstusega, milleks on põlevkivi. Me näeme, et põlevkivist elektrienergia tootmine kaua enam ei jätku, see ei ole lihtsalt konkurentsivõimeline, mis tähendab, et õiglase ülemineku fond loodi selleks, et Ida-Virumaa saaks majanduskeskkonda mitmekesistada. See tähendab uusi tootmisi, näiteks nagu tekstiilitootmised, see tähendab turismisektorit, see tähendab heaolusektorit, see tähendab uusi tootmis tehnoloogiaid, mida Ida-Virumaal kompetentsi väga palju kasutada saaks. Nüüd uuesti rõhutan üle, et kõik need 3 ettevõtet, mida te nimetasite, need on juriidiliselt erinevad ettevõtted ning neid hinnati erinevalt just nii nagu kõiki teisi vastavalt avalikule ja kõigile ühetaolistele hindamismetoodikatele. Ja nagu ma rõhutasin, siis kõik 3 projekti peavad eraldiseisvalt täitma ka toetusmeetmes seatud eesmärgid, sealhulgas töökohtade loomisel. Töökohtade loomine on õiglase ülemineku fondi toetuste puhul seatud nõue, et aidata just piirkonnas loobuda sellest samast fossiilkütuste tootmisest ja leida uusi majandustegevusi. Et selles mõttes teie kriitika selle üle, et me soovime Ida-Virumaal majandust mitmekesistada, kriitika selle üle, et sinna täiendavalt eraettevõtjad toovad väga suures mahus investeeringud, on pisut kummaline. Kui teil on mingi isiklik vimm Eesti 200 või teie kolleeg Tarmo Tamme vastu, siis kogu austusest mina ei oska teie vahelisi suhteid kommenteerida. Ma usun, te 2 täiskasvanud inimest suudate neid ise ära klaarida, aga see, et võtta kuidagi rünnakuks õiglase ülemineku fond või tegelikult investeeringud Ida-Virumaale, mis on kohalikule piirkonnale äärmiselt vajalikud, et majandus seal mitmekesistada, no tõesti, ärme seda tee. Kasutame sisu sisuks ja kui on isiklikke muresi, ma usun, te saate need lahendatud. Aitäh! Aitäh! Sellega lõpetan tänase 5. küsimuse käsitlemise. Tänane 6. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Rain Epler ja teemaks on, mis on peaministri suur plaan Eestile. Rain Epler, palun. Jaa, härra peaminister, kui me siin vaatame teie viimase aja teie kogu selle perioodi, kui te olete peaminister olnud, väljaütlemisi ja tegevust, siis tekib selles mõttes tõsiseid küsimärke, et kui te siin, võtame näiteks energeetika teema, 7. veebruaril te räägite sellist juttu, et tuulele 20 aastaga makstav taastuvenergia tasu tarbimise eest on circa 2,6 miljardit eurot, madalamast hinnast saadav kasu, samal ajal on 5 miljardit eurot, seega lihtne võrdlus, 1 euro paneme investeeringuna sisse, peaaegu 2 saame vastu. Siis nädalake või veidi rohkem hiljem teid Vikerraadios pinnitakse nende teie arvutuste teemal ja siis te niisuguse, ma ei oska öelda, kas elegantse või pigem vastupidi totra mõttega tulete sellest arvutusest eemale, ütlete, et ärme elame selles numbrimaagias. Ja nüüd te olete üldse nagu Keldo siin just tunnike tagasi kinnitas jõudnud selleni, et seda meretuult sellises mahus ja sellisel kujul ikkagi ei ole vaja. Möödunud aasta augustis te rääkisite teemal, millest koosneb julgeolekumaks ja siis tsiteerin jälle teid, kui me soovime osta juurde moona ja Kaitsevägi on hinnanud ümber oma vajadusi, siis me peame olema kindel riik. Lai julgeolekumaks on olemuselt kogu ühiskonda kattev, ta puudutab kõiki. See puudutab inimesi esimesest eurost tulumaksuga ja ettevõtteid, kus me maksame kasumeid. See on tähtajaline ja koos kärbetega. Nagu me nüüd teame, kärpeid ei ole tehtud ja moona osas on praegu seis selline, et ega ei saagi täpselt aru, kas siis on midagi hangitud või ei ole ja kui palju on hangitud ja nii edasi. Ja lisaks olete te nüüd jõudnud punkti, kus 2 3 julgeolekumaksu komponendist tuleks tühistada. Ma iseenesest olen selle poolt, et kui makse vähendada, aga mul on nagu mure ja küsimus selles osas, et te peaministrina käitute tegelikult ju nagu tuulelipp, et teil ei ole sellist suurt plaani, teil ei ole visiooni, kuhu Eesti peaks minema ja siis tuul puhub täna ühelt poolt, siis te arvate, et teeme nii ja homme teiselt poolt ja vastupidi, et minust see ei ole nagu, ei kanna välja nagu peaministri rolli, et kas teil tegelikult on suur plaan, millele üksikotsused toetuda saaksid ja mis see plaan on? Jaa, aitäh. Ma saan aru, et teid väga huvitab minu suur plaan. Sellepärast tulite te täna tööle. See teeb mulle suurt rõõmu.
Mina usun, et me suudame Eestist luua vabade kodanike riigi 21. sajandi moodsa, sellise, mis on innovatiivne, kus majandus kasvab, mis on kindlalt kaitstud. Sellist Eestit mina tahaksin. Ja mis puudutab maksusüsteemi muudatusi, mul on rõõm kuulda, et te neid toetate. Sest küsite, mis on vahepeal muutunud. Muutunud on ju see, et kui me tõstame kaitsekulutusi ja samal ajal õnneks saame ka Euroopa reeglitest hõlpu, siis me saame kaitsekulutusi teha kiiremini, mida me ka teeme. Me tõstame ju väga järsult oma kaitsekulutusi, et Eesti oleks paremini kaitstud. Majandus kasvaks, inimesed saaksid oma tulevikku ja peret siin planeerida. Ja samal ajal saame seda nii teha, nüüd, kus majandus on kasvama hakanud, me loodetavasti oleme kasvutsükli alguses, on ettevõtlusel lihtsam ja inimeste tulumaksukoormus väiksem. Tõuseb ka tulumaksuvaba miinimum. Ma arvan, et me oleme päris sellise, ütleme, majanduslikus mõttes hea tsükli alguses. Kui ma vaatan ka ettevõtluse ja majandusvaldkonna tagasisidet, siis see on väga positiivne sellel olnud. Ja sõnum, mida oodatakse kindlasti, on julgeoleku kindlustamine. Eile valitsus tegi põhimõttelise otsuse tõsta kaitsekulutused järgmisel aastal vähemalt 5% SKT-st. Nii et veel kord kordan, loodan, et see teeb teile rõõmu. Minu ettekujutus Eestist on arenevast, innovatiivsest, moodsa tööstusega riigist, mis on kindlalt kaitstud, kui soovite, nagu Põhjamaine Iisrael või Lõuna-Korea, keda sõbrad teavad, kelle peale loota ja keda vaenlased kardavad. Aitäh! Suur tänu. Rain Epler, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh. No kõigepealt ma tulen teie vastuse alguse juurde. Te ütlesite, ma ütleks väga kõnekalt, tahame Eestist luua vabade kodanike riigi, siis pidasite pausi ja lisasite sõna moodsa. No siin kui uudiseid lugeda, siis tundub, et te tahate tõesti sellist moodsat vabade kodanike riiki luua, aga igat vaba kodanikku jälgib kogu aeg mingi kaamera. Ja siis mis selle teadmisega riik edasi teeb, see on ka jäänud selliseks küsitavaks, aga kindlasti see ei tundu nagu vabade kodanike riigi ehitamine, pigem sellise Hiina-laadse ülikontrolliva riigi ehitamine. Seda esiteks. Nüüd see 5% lubadus. No see kõlab jällegi täpselt samamoodi pateetiliselt nagu möödunud aasta augustis teie jutt sellest, miks on vaja inimesi esimesest eurost maksustada, miks on vaja ettevõtete kasumeid maksustada ja nii edasi. Ja nüüd te olete jõudnud sinna, mida me tegelikult juba tookord teile selgitasime, et kui te majandust muudkui kägistate täiendavate maksutõusudega, siis teil raha juurde ei tule. Ja nüüd te siin täna meile räägite juba mitmendat korda, me oleme teinud ajaloolise otsuse, kaitsekulud tõusevad 5% peale. Aga kui teie senist tegevust vaadata, siis võib-olla te tulete homme sama sirge näoga ja ütlete, et te olete teinud teise ajaloolise otsuse, et ei tõuse 5% peale. Ja see jutt, mis te räägite, et majandus nüüd on läinud paremasse tsüklisse, minu arust olete te ise siin mitu korda rääkinud, et te nii võimekas ei ole, et te maailma ja Eesti majandust kuidagi mõjutada saate, et see ei ole teie plaan, see on nüüd see majandustsükkel, te loodate, et kuna naabrite juures on asi paremaks läinud, läheb Eestis ka, aga ikkagi, et mis see teie plaan on, et kas te plaanite nüüd kuidagi nagu stabiilsemaks muutuda peaministrina, et teil on plaan ja te peate sellest kinni või te jätkate sellise poliittehnoloogina, et mõtlete, et reiting ei tõusnud. Äkki siis ütleks 5 asemel 3 või ütleks, nagu siin ma vaatasin ajakirjandust, lugesin Läänemets ja Reinsalu ütlesid juba 6 või 7. Ma nüüd ootan, et kes esimesena 10 ütleb. Või teil on mingi ikkagi plaan, millele te üksikotsustes edaspidi plaanite toetuda ja siis seda Eestit kuhugi poole püüate viia? Aitäh. Aitäh. No, eks see nii on. Ma saan aru, et teie maailmavaates moodne tähendab midagi kindlasti koledat. Hiina-alaseid küsimusi saate küsida kolleeg Mart Maastikult. Tema oskab teile kindlasti kiita ja asjatundlikult seda kirjeldada. Eestis, nagu te kirjeldasite, ei ole plaanis rajada tihedat valvekaamerate võrgustikku, mis igat kodanikku jälgiks. Mina eeldan, et vabade kodanike riik siiski ka kaitseb vabadust. Seda esiteks. Teiseks, kaitsekulude puhul, jah, see on valitsuskabineti, julgeolekukabineti otsus ja ma saan loomulikult aru, et Lauri Läänemets ja Urmas Reinsalu püüavad olla vaimukad suvalisi numbreid öeldes, aga ma siiski ütleks seda, et valitsuskabinet tegi otsuse toetudes Kaitseväe juhataja nõuandele otsustada järgmise aasta riigieelarves tõsta kaitsekulud üle 5% või vähemalt 5%.
Ja ma olen öelnud seda, ütlesin ka eile pressikonverentsil, et see number või see kulutuste määr võib minna isegi kõrgemaks. Nii et sellega tuleb arvestada, kui me tahame kiiresti teha selle, mida meil on vaja ja hankida selle, mida meil on vaja. Nii et see on see pilt, nii et ma soovitaks seda tõsiselt võtta ja see, mida ma ütlen, et mina arvan, et teiegi võiksite toetada. Ma saan aru, et sõna moodne teile kõlab väga kahtlaselt, aga moodne tööstus siiski on kõrgema lisandväärtusega, moodsad tehnoloogiad aitavad toota rohkem, sellised nii-öelda moodsa tööstusega riik, kus on kõrge innovatsiooni tase, needki on uued asjad, ma saan aru, et kahtlased, aga siiski, need aitavad tõsta meie jõukust ja majanduskasv on siiski, ütleme nii, et statistika valdkonna mõõdetuna mitte ei ole kellegi selline enesetunde küsimus, nii et loodetavasti me oleme kasvu alguses. Ja kui te küsite neid asju, mida me saame teha, tõepoolest, ega Euribor lõppkokkuvõttes on ju suurem otsus kui Eesti valitsuse otsus. Mida me saame teha? Eile tuli kokku Eestis tippettevõtjatest kogunev nõukoda peaministri juurde, kes hakkab täiesti kavakindlalt vähendama erinevaid kontrolle, nõudeid, aruandlust ja selle kohta ka ettepanekuid tegema. Meil on igal teisel nädalal on majanduskabinet ja sinna ma neid ettepanekuid ootan. Ettevõtjatest Viljar Arakas seda juhib, Robert Kitt on aseesimees, seal on palju väga tõsiseid ettevõtjad väga erinevatelt erialadelt. Tööandjate keskliit annab sinna oma esindajad või täpsemalt juba on andnud. Samamoodi ootame kaubanduskojalt ja väikeettevõtjatelt oma esindajaid ka, nii et see on väga tõsine seltskond, kes aasta 1,5 jooksul teeb oma ettepanekud, kuidas erasektorist vaadates avalikku sektorit paremaks saada, nii et ma loodan sellest päris suurt kasu Eesti inimestele ja Eesti ettevõtjatele sündivat. Ja see on lihtsalt üks asi paljudest, muuhulgas nagu ettevõtete kasumimaksu kaotamine. Seegi aitab ettevõtlust väga hoolega. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab kolleeg Mart Helme. Palun. Aitäh! No mul on hea meel, et Välisministeeriumi ametniku Sander Soone määratluse kohaselt Putini sabaraku Elon Muski ideed on ka Eestisse tee leidnud ja viljaka pinna teie poolt juhitava seltskonna plaanidesse juured ajanud sisse, et on vaja bürokraatiat väheneda. Ma muidugi natukene teie indu jahutaksin, et selleks on vaja Euroopa Liidust lahkuda, sest et sealt tuleb meil enam kui 80% kõikist nendest regulatsioonidest ja piirangutest ja bürokraatiast. Nii et mis te sellega ette kavatsete võtta, ma ei oska öelda. Et ei ole ilmselt võimalik ainult meil siin kogu seda bürokraatiat oma algatuslikult väheneda. Selleks on vaja väga põhimõttelisi otsuseid. Ja neid otsuseid teie valitsus kindlasti ei langeta, ei ole võimeline langetama juba puht ideoloogilise pimeduse tingimustes. Aga mu küsimus on see, et jube popp on teie meelest rääkida kaitsekulude tõstmisest. Ma arvan, et tegelikult Eesti rahvale ei ole see sugu nii popp teema, kui te ette kujutate, sest kõik saavad aru, et see tuleb nende heaolu arvelt. Aga küsimus on see, regionaalpoliitikat ei ole, õiget energeetikapoliitikat ei ole, demograafilisi toetusmehhanisme ei ole. Vastupidi, inimeste pered sissetulekute ja pere toimetuleku ja huvialaringide ja kõige selle rahade maha kärpimise tulemusel on kindlasti väga negatiivsed tagajärjed meie sündivusele. Et keda te siis lõpuks kaitsma hakkate? Neid ätikesi, mutikesi, kes elavad veel kusagil, kuna neil kuskile minna enam ei ole, vanades kolhoosi keskustes, lagunevates majades, või siis Ukraina ja Vene ja muude niisuguste veel demograafiliselt jõulisemate piirkondade Eestisse ümber asunud inimesi, et keda te kaitsma hakkate, kui teil puudub tegelikult visioon Eestist kui rahvusriigist ja eestlaste kui rahvuse püsimisest. Et on teil sellekohane visioon olemas? Me siin grillisime teid esmaspäeval arupärimisega demograafia teemal ja mingit visiooni teie poolt ei tulnud. Vastupidi, me kuulsime, et teie meelest on kõik kõige paremas korras. Polegi vaja midagi teha. Mis sellest, et lapsi ei sünni? Kestlik kahanemine. Aga tegelikult 10 aasta pärast, 20 aasta pärast, kindlates kätes, keda te kaitsete? Aitäh. Härra peaminister, palun. Ma kirjutan selle üles, see on nii hea lause. Keda te kaitsete? Eesti rahvast. Et oleks klaar, härra Mart Helme. Seda esiteks.
Teiseks, kõik need küsimused ja see tiraad oli äärmiselt vaimukas. Et kõigepealt tuleb Euroopa Liidust lahkuda. Mul on meeles, et te lubasite Euroopa Liidust lahkumise toetusrühma moodustada. Seda ei ole seniseks moodustatud. Mulle tundus, et te lubasite, andsite valimislubaduse Euroopa Liidust lahkuda EKRE poolt, aga taganesite sellest lubadusest. Ärge siis häbenege, et kui teil on plaan Euroopa Liidust lahkuda, siis andke teada. Siis te ütlesite, et neid otsused ideoloogilise pimedusega, kui ma sain õigesti kiiruga kirja, pimedusega löödud valitsus ei tee. Õige. Minu valitsus ei lahku Euroopa Liidust. Ja tõepoolest, selles me kokkuleppele ei saa. Ma saan aru, et teie soov on Euroopa Liidust Eesti välja viia, mina sellest teiega nõus ei ole. Mina ei toeta Eesti lahkumist Euroopa Liidust, nagu teie. Te võite selle toetusrühma teha ja seda välja pakkuda, kui tahate, mina seda ei toeta. Nii, siis kaitsekulud. Te ütlete, et kaitsekulude tõstmist Eesti inimesed ei toeta. Mina arvan, et toetus riigikaitsele on väga kõrge. Ma jään teiega eriarvamusele selleski küsimuses, andke andeks. Kaitsekulude tõstmine on vajalik selleks, et meil oleks seesama üks armas ja meie oma Eesti. Kui me ei tõsta kaitsekulutusi ja me ei panusta sellesse, siis me arutame kõiki muid asju, aga mitte seda, mida me tahame eesti keeles ja Eesti parlamendis Eesti esindajatena. Seetõttu ma soovitan pigem toetada kaitsekulude tõstmist ja mul on kahju, et üritate rääkida, et see justkui käiks heaolu arvelt. Iseseisvus on absoluut, see ei ole kaubeldav. Ma loodan, et te saate sellest ühel päeval aru. Siis ütlesite, et pole regionaalpoliitikat, energeetikapoliitikat, demograafiapoliitikat. Lastetoetused, kui te panite tähele, on Eestist peaaegu 2,2% SKP-st. Eesti on üks kõrgemaid lastetoetustega riike. Energeetika puhul, jah, debatt käib sotsiaaldemokraatidele armsa meretuuleparkide üle, tuumajaama eriplaneering tuleb, maismaatuulikud tulevad, te võite nende vastu võidelda ja päikseparkide vastu. Reservis on põlevkivijaamad, gaasijaamu tuleb juurde. Eestil on energeetikapoliitika täiesti kenasti olemas, ükskõik mis mulje te soovite luua. Regionaalpoliitika puhul, siin tuleb sotsiaaldemokraatidele teha kompliment. Selle eest nad valitsuses seisid. Me oleme kokku leppinud, et teatud hulk investeeringuid suunatakse Tallinnast väljapoole kuldsest ringist. Peaksite sedagi tegema. Nii et kui te lõppu küsisite, keda te kaitsete, siis mina kaitsen vaba Eestit, Eesti rahvast, nii palju kui minu võimuses on, ei kavatse Euroopa Liidust lahkuda, ükskõik kui ilusti te meelitaksite või kõvasti kärgiksite. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetan tänase 6. küsimuse käsitlemise. Tänane 7. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Anti Allas ja teemaks on riigikaitse. Anti Allas, palun! Aitäh, hea esimees ja austatud peaminister. Varasemaid vastuseid kuuldes, siis see valdkonna küsimus vist teile praegusel ajahetkel ei meeldi, aga tegelikult on sisuline ja ootaks sisulist vastust. Eesti kaitsevaldkonna 2 vaieldamatut tippspetsialisti, endine Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm ja Kaitseväe eelmine juht Martin Herem on andnud väga selge hinnangu viimastel päevadel, et Kaitseväele vajaliku relvastuse ja moona hankimise kiirus pole piisav ja valitud meetodid tervikuna pole ehk kõige paremini valitud. Ja seda siis selles situatsioonis, kus me just praegu oleme, et võib-olla mingi 10 aastat tagasi oleks see väga okei. Ja kui ma eile Esimeses stuudios kuulsin, siis saatejuht küsis härra Pevkurilt kommentaari etteheitel, et hankemehhanismi valik pole olnud optimaalne, siis härra Pevkur vastas sellele, tsiteerin, täiesti asjatundmatu jutt. Ja siit minu küsimus. Kuidas siis tegelikult on? Kas härra Herem liialdab või lausa valetab relvade hankimise madala kiiruse mure teemal ja kui ei, siis mis on kaitsevaldkonnas plaanis senisega võrreldes teisiti teha? Aitäh. Aitäh, hea küsija. Minu meelest on kaitseminister seda päris palju selgitanud ja ilmselt saab seda veel selgitada. Ka siin infotunnis me oleme seda teemat juba käsitlenud. Kaitseministri selgitused, nagu Kaitseväe relvahangete eest vastutavate inimeste selgitused, on üsna ühesed. Tehakse seda nii kiiresti ja nii võimekalt, kui suudetakse. Ja see ei muuda seda, et ma arvan, me kõik Eesti patriootidena, Eesti kodanikena tahaksime, et kõik, mida meil on vaja, oleks juba siin ja liiaga. Et oleks seda rohkemgi. Nii et need 2, üks on tunne ja emotsioon, teine on see, mida praktikas tehakse.
Kui seda protsessi saab kiiremaks muuta, ma olen kindel, et kaitseminister teeb kõik selleks, et see protsess oleks kiirem. Eriti nüüd, kus me otsustasime, et järgmisest aastast on Eesti kaitseinvesteeringud tasemel 5% või vähemalt 5% SKT-st. See tähendab seda, et meil tuleb lähiaastatel veel palju rohkem, veel intensiivsemalt hankida. Ja see tähendab seda, et see on tohutu väljakutse ka Kaitseväe hankijatele. Nii et jah, ma loodan, et Kaitseministeerium teeb kõik, et see võimalikult tempokalt tehtud saab. Täna nad seda on kinnitanud, nii hankijad, Kaitseväe juhataja asetäitja, eile seda kinnitas, et neil ei ole etteheited Kaitseväe hankijatele, kaitseminister samamoodi. Aga poliitiliselt ma ju võin mõista, mõnus on kaitseministrit grillida. Aga see ei pruugi olla õigustatud. Ja kindlasti on kohti, kus see võib olla õigustatud, siis tuleb see välja öelda. Seda, et Kusti Salm ja Hanno Pevkur sõpradena lahku ei läinud, kuulge, see enam vist uudis ei ole. Et sealt ilmselt üllatust ei saa, nii et eks nad ilmselt üksteise vahel ikkagi neid mõtteid veel vahetavad. Aga kui me juba Eesti patriotismist räägime, siis mul on ka üleskutse, et arutage läbi. Ja kui te räägite laskemoonast ja kõikjal mujal sotsiaaldemokraatidega, siis arutage, mida öelda Eesti inimestele Lõuna-Eestis näiteks. Kas sel korral saavad Vene kodanikud valida või mitte? Aitäh. Ja Anti Allas, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja, aitäh, austatud peaminister, et valimisküsimuses oleme väga selgelt oma seisukoha andnud ja agressorriikide kodanike osas kindlasti soovime seda valimisõigust kaotada. Aga minu lisaküsimus oleks see, et õigemini ma sooviks anda heatahtliku nõu, et kui te olete Riigikantselei juurde kutsumas kokku siis bürokraatiat kärpivat ekspertgruppi, siis ma ütlen, et ma siiralt isiklikult seda toetan, see on hea plaan. Aga ma küsin, et kas te ei ole mõelnud, et praeguses väga pingelises julgeolekuolukorras oleks veelgi rohkem vaja riigikaitse ekspertgruppi, et koondada kokku riigi parimad tegijad, kes saaksid kaasa aidata, sealhulgas ka hankeprotsessi kiirendamisele, millele ta muidugi enne ei vastanud hästi. Et kas või, et kaasata siis, et minu arust kaitsevaldkonnas me peaksime kokku hoidma, et siis võib-olla ka härra Herem, Salm, võib-olla ka diplomaatilisel tasandil need inimesed, kes saaksid neid protsesse aidata kiirendada, võiksid sinna ekspertgruppi kuuluda. Et mis te arvate sellest ideest? Aitäh. Aitäh. Kõigepealt kompliment, et kui te ütlete, et te toetate seda põhiseaduse muutmist, millest ma olen aru saanud, et see päikseloojangu klausel tuleb, mida vist EKRE, Isamaa, Eesti 200, Reformierakond ja ehk vabad saadikud toetavad, siis ma arvan, Eesti rahvas võib elada teadmises, et nendel valimistel agressorriikide kodanikud enam ei vali ja mittekodanikud teevad oma asjad järgmiseks korraks selgeks. Aitäh selle eest, kui see nii on. Seda esiteks. Teiseks, sellega ma olen nõus ja ma tänan ka selle toetuse eest ettevõtjate tegevusele, ettevõtjate ettepanekutele. Minu meelest ka see on väga mõistlik. On hea, kui kriitilise pilguga vaadatakse riigiasjad üle. Minu meelest see on selline nagu normaalne protsess. Ja ma kindlasti küsin teie seisukohast lähtuvalt kaitseministrit, kas ma olen muidugi ka küsinud ja seda on küsitud, kas on midagi, mida ekspertide tasemel või seadusandluses me saaksime täiendavalt laiemas ringis veel teha, sest ka mulle meeldiks, kui riigikaitses ja välispoliitikas me hoiaksime seda kultuuri, mida me oleme tegelikult aastakümneid Eestis hoidnud, väljapool alati ühel häälel. See on see printsiip olnud. Seda nüüd tegelikult Isamaa esimees on asunud ära kasutama oma isiklikus kampaanias. Ma saan aru, reiting on kõrge, peapööritus suur, aga siiski kaitsevaldkonda ei peaks niimoodi turule viima. Nii et ma arvan, me vist oleme ühel nõul. Aitäh. Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Heljo Pikhof, palun. Aitäh, austatud peaminister. Teie peaministriks oleku ajal on Eesti inimeste hulgas ärevus, sealhulgas sõjairm aina kasvanud ja turvatunne järsult vähenenud. Ja oluline roll on siin loomulikult olnud nii teie kui ka kaitseministri ebalevates ja vastuolulistes väljaütlemistes, samuti oluliste hangetega viivitamises. Ja küsimus siit, et kas te tõesti usute riigikaitse küsimustes oma karjääripoliitikust kaitseministrit rohkem kui kindral Heremit ja pikka aega kaitsevaldkonnas töötanud Kusti Salmi? Aitäh. Aitäh, hea küsija. Ma kuidagi tahaks, et teie küsimuses esitatu ärevuse taseme tõusu kohta oleks ainult adresseeritav peaministri ja kaitseministriga, sest
Peaministri osas kindlasti saan lubada kindlamat käitumist ja kindlasti püüan. Uus valitsus on oluliselt selgema joonega. Erinevates otsustes, paljud otsused saavad tehtud, mis seni on veninud. Muuhulgas oleme teinud otsused tööseadusandluses, oleme käivitanud ettevõtjate nõukoja, mis tõsi, oli plaanis juba sügisest. Ja oleme eile teinud otsuse ka kaitseinvesteeringute kasvatamiseks. Aga siiski ma julgen tagasihoidlikult mainida, et ettekujutus, et sõjaärevus tuleb inimesteni ja mõjutab meie majandust, igapäevaelu Eesti valitsusest, on muidugi sügavalt ekslik. Sõda ja agressiooni korraldab Putin. Tema pärast me näeme vaeva, et NATO korraldaks operatsioonil merel, kui me hakkame ennast lahti ühendama Vene võrgust. Tema pärast ja Vene režiimi pärast me näeme vaeva, et kindlustada oma energeetikat. Tema pärast me näeme vaeva korjuta kokku maksuraha, valmistuda selleks, et mitte kunagi Eestisse sõda ei tuleks. Tema pärast. Mitte sellepärast, et Eestil on peaminister ja kaitseminister. Nii et ma arvan, et selle küsimuse alus juba oli üdini vildakas. Ja teie kolleegile enne Anti Allasele juba vastasin, et kui on midagi, mida saab koos teha, mingi kriitika on õigustatud, me võtame kindlasti seda kuulata, aga ma tahan siin öelda, Kaitseväe hankijad on öelnud, nagu Kaitseväe juhataja asetäitja, neil ei ole etteheited sellele tempole, see tempo on maksimaalselt kiiresti toimetatud. Jah, ma saan aru, et raamatupidamislikult saab küsida, kas on üks, teine või kolmas dokument. Kui on töö käinud, mahud kasvanud ja nüüd veel kasvavad, loomulikult tuleb liigutada nii kiiresti kui võimalik ka lähematel aastatel ja seda tehakse. Need investeeringud kasvavad vastavalt Kaitseväe juhataja nõuandele. Aitäh! Suur tänu ja sellega me lõpetame tänase 7. küsimuse käsitlemise. Tänane 8. küsimus kannab pealkirja valitsuse kärpekava. See on suunatud peaminister Kristen Michalile ja küsib Riigikogu liige Mart Maastik. Mart Maastik, palun. Suur tänu, härra eesistuja. Lugupeetud peaminister. No juba täna me oleme kuulnud siis Reformierakonna moodsa tööstuse ja moodsa kaitsepoliitika temaatikat. Ma siis küsin teie moodsa bürokraatia vähendamise kohta. Sain eile kirja Andrus Streierilt, kes on siis teatavasti KIK-i juhatuse esimees ja kirja sisu on selline. Selgitused KIK-i juhatuse laiendamise, keskkonnahariduse arenduskeskuse KAK ja loodusmaja haldamise teemal. Keskus luuakse kliimhaldusalas asuvate töökohtade ümberkorraldamise teel. KAK-i meeskonnas on kokku 5 inimest, neist 1 ametikoht luuakse üle siis Kliimaministeeriumist ja 4 ametikohta luuakse vähendatud töökohtade arvelt Keskkonnaametist. Keskkonnaametis vähendati 2024. aastal 9 keskkonnahariduse valdkonna töökohta, mille arvelt luuakse 4 uut töökohta KIK-is. KIK-i eelarvest toovad KAK-is ehk siis selles loodavas keskuses seotud töökohad kulu aastas kokku 25. aastal 136 000 ja juba järgneval 26. aastal ligi 300 000. Lisanduvad sisseostetavad teenused eeldatavas mahus 0,8 kuni 1,2 miljonit eurot aastas, mis kajastuvad KIK-i projektide eelarves. Kuna sisseostetavate teenuste kate on tuludega kaetud ja nende alaline jaotus ajas suuresti kõikuv, siis neid ei kajastata KIK-i enda halduseelarves. Summadele lisanduvad veel üldkulud. Ja minu küsimus, kas eelpooldatud näide, kus Keskkonnaametis vähendatakse töökohti, et justkui kärpida kulusid, samal ajal reaalselt luuakse sama ministeeriumi haldusalas uued töökohad, ongi teie juhitud valitsuse moodne kärpepoliitika? Aitäh. Kas küsimus oli, jah? Vastus on ei. Aitäh. Suur tänu, Mart Maastik. Teil on täpsustav küsimus, palun. Tänan, lugupeetud eesistuja, hea austatud peaminister. No üldiselt sellised lühiküsimused teile au ei tee. Kui küsimus esitatakse, siis võiks ikkagi sisuliselt ka sellele vastata. Aga ma küsin siis uuesti, et kui te ühest haldusalast koondate ametikohad ja loote sama ministeeriumi haldusalasse uued töökohad, siis väidetavalt Keskkonnaameti juhataja ütles televisioonis, tõi näite, kuidas vähendatakse töökohti, kuidas sellega hoitakse kulusid kokku Keskkonnaametis ja nüüd te loote nende samade inimeste arvelt uued töökohad sama ministeeriumi haldusalasse, mis toovad endaga kaasa tegelikult 500 000 ainuüksi palgakulu aastas. Lisaks veel nagu läbi projektid on kirjas 0,8 kuni 1,2 miljonit eurot aastas veel lisakulusid.
Kas te leiate, et see ongi teie valitsuse eelarve kärpimise poliitika? Palun konkreetset vastust. Aitäh. Te küsisite jälle, kas ma leian, et see on minu valitsuse eelarve kärpepoliitika. Vastus on loomulikult ei. Tahate, ütlen pikemalt 2 lauset. Loomulikult ma ei pea mõistlikuks, kui me kuskil koondame ametikohti ja need luuakse mujale. Endiselt vastus on ei. Ja kui te näete, et kuskil on mure, olge head, andke lahkelt teada. Teie, ma kahtlustan, olete veel KIK-i nõukogus. Mina enam seal ei ole. Aitäh. Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Andres Metsoja, palun. Ja aitäh. Austatud peaminister, eile kõlas uudistes meie maanteede olukorra halb seis. Selles mõttes, et hoolduskuludeks on raha vähe, aga arendustegevuseks ei ole üldse. Ja seal kõlas selgelt, et Nurme-Libatse siis hanke maksumuseks kujunes 69 miljonit Via Baltica lõigul ja raha selleks oli 56 miljonit eurot. Ma saan aru, et 2 aastat tegelikult nüüd ikkagi tegevusi sellel maanteelõigul teha ei saa. See protsess lükkub edasi. Ja samal ajal ettevõtjad sageli rõhutavad taristu tähtsust. Minu küsimus tüüribki siis tegelikult sinna, et me oleme andnud nõusoleku riigina põhimõtteliselt ehitada Tartusse Süku, nüüd uue nimega siis vist Siuru, mille maksumus 100 miljonit peaks olema, mitte et kuidagi oleks kuskilt siit saalist vaadates kadedus tartlaste osas, vaid et kui meil on nagu sellised valikud, et kas panna raha taristusse, et tugevdada meie majandust, et tagada mobiilsus, ka see on seotud otseselt tegelikult meie kaitsevõimega, et kas ka selles valdkonnas on oodata, et uus koalitsioon tegelikult siis neid prioriteete üle vaatab või pigem ikkagi jäädakse positsioonile, et kui raha teehoius ei ole, siis me midagi ümber ei vaata valdkondade vahel, vaid läheme kitsalt seda teed, et see, mis on kokku lepitud, näiteks kultuurivaldkonnas, teeme ära uued objektid, aga maantee konteksti kas või sõjalise mobiilsuse osas jätame siis vaeslapse rolli. Aitäh. Hea küsimus, aitäh, hea küsija. Jah, tehniliselt võttes ilmselt see kulka rahastus on vist erinevalt muust eelarvest, me mõlemad seda teame, nii teie kui mina. Aga jah, ma ise nagu minu vaated ei ole just suur saladus, et olen ju olnud majandus- ja taristuminister ja soovitanud põhimaanteed kõik 4 rajaliseks ehitada. See tasuks ära tegemist, sest Eesti on küll väike riik, aga mida väiksem on aegruumiline vahemaa ja mida ohutum see liikumine on, seda mugavam see inimestel on. Me keegi ei taha istuda stressis selle sama tee peal ja oodata, millil veoautost mööda saab. Jah, kui te küsite minu arvamust, et kui meil on võimalik teedesse raha juurde panna, peaks seda tegema. Seda sama küsis ka minu käest eile ERR ja ma täpselt nii ka ütlesin, et ega kõik ju sõltub sellest, milline see riigi rahakott on, mida me täpselt ringi saame tõsta. Nagu me oleme arutanud, kui me tahame, et Eesti riik jääks iseseisvaks, läheb ilmselt kõige intensiivsemalt, kõige kiiremini, kõige valusamalt kogu see investeeringute osa lähiaastatel kaitsekulutustesse. Ja see on ilmselt, nagu ma arvan, konsensus. Võib-olla osad ei nõustu, mõnedele tundub see tühine, aga minu meelest teist teed ei ole. Ja kui meil on võimalik sealt kõrvalt teha investeeringuid, siis kindlasti teede hanked võiksid olla osa sellest. See on ka minu arvamus. Taristusse me oleme viimastel aastatel pannud palju raha, see läheb eeskätt Rail Balticu projekti, sinna panime eelmise aasta eelarvest üle 200 miljoni täiendavalt veel lisaks raha, ehk valdavalt see raha tuleb Euroopa Liidust, meie jaoks on see isegi nii-öelda, ma ei tea, kuidas, mis see õige termin oleks, selline isetasuprojekt, sest tegelikult euroraha sellises ulatuses kasutamine toob eelarvesse rohkem tagasi, kui meie see poolne finantseeringki on, eks. Aga jah, ma ise arvan ka, et kui on võimalik teedesse raha juurde panna, tasub panna. Ühte objekti ma teise vastu vist ei ole võimalik otse vahetada, sest kulka rahastus on meil teatud reeglite alusel, kus need riiklikud tähtsad kultuuriobjektid on Estoniast Siuruni ja nii edasi. Aga ju me siis peame mujal eelarves neid prioriteete ringi vaatama, kui on võimalik. Nii et minu nimel, ja ma olen südamest lootnud ja endiselt loodan, et tuleb vägev naine või mees,
lööb üle, on vaba Eesti ajaloo või teedeehituse ajaloo kõige suurem ehitis, Kose-Mäo, mis õnnestus kokku leppida ja oleme ausad, minu järeltulija seal Taavi Aaski avamisele, lõikude avamisele kutsus väga kena temast. Et loodaks, et me ühel hetkel jõuame ikkagi sinna, nii et põhimaanteed saame ka 4-rajaliseks, aga eks veidi on, tunnistame, et majandus on küll nüüd paremas olukorras, taristusse läheb rohkem raha, Rail Balticusse, aga väga palju tuleb panna ka kaitsesse, nii et hindame seda tervikuna ja kui on võimalus teedesse panna rohkem raha, ma võin oma veendumuse öelda, mina seda pooldan. Aitäh. Suur tänu. Sellega lõpetame meie 8. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 9. küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Kert Kingo ja teemaks on digiühiskonnast. Kert Kingo, palun. Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja, hea peaminister. Eesti Vabariigi põhiseaduse preambula kohaselt on Eesti riik rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Aga nagu me oleme näinud ja täheldanud, siis Reformierakonna juhitud valitsusi see ei sega. Toon mõned näited. Reformierakonna valitsuse ajal loodi siin koroonaterror Eestis, millega rikuti inimeste põhiseaduslikke õigusi, sisuliselt rakendati meil politseiriiki. Näiteks loodi 2021. aastal automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu nimega ABIS, millega siis kogutatakse isikutelt biomeetrilisi andmeid, ei tea milleks ja mille tarbeks. Ja nüüd on siis planeerimisel luua üleriigiline näo- ja numbrituvastusega valvekaamerate võrk, ehk siis luua totaalne jälgimisühiskond. Kõik need tegevused on aset leidnud Reformierakonna juhitavate valitsuste ajal. Need tegevused iseloomustavad totalitarismi, millel on iseloomulik demokraatlike kodaniku ja inimõiguste eiramine, kus riiki juhitakse ilma avalikkuse osaluseta, opositsioon on maha surutud, otsuseid tehakse ühiskonna enamuse nõusolekuta, on täielik kontroll avaliku elu üle. See on diktatuuri vorm, kus võim piirab inimesi kõigis sfäärides. Tulles nüüd valvekaamerate võrgustiku loomise juurde, näeme, kuidas keegi valitsuse liikmetest ei taha võtta seda algatust omaks. Seda algatust loobitakse nagu surnud koera ühelt õuelt teisele ja keegi ei ütle, et tema sellest midagi teab. Palun nüüd selgitage inimestele ja saadikutele, kes me siin oleme, kes selle idee autor täpsemalt on. Et on ju see valitsuse poolt saanud heakskiidu, et seda kindlas kõneviisis ametnike poolt rääkida ja ettevalmistusi selle rakendamiseks teha. Aitäh. Jah, aitäh, hea küsija. Ma nüüd ei teagi, kuidas selle küsite, millise idee autor, ma nüüd ei saanud päris täpselt küsimusest aru, aga te võib-olla saate täpsustada minu viga ka. Koroonaterrori autor, ma arvan, et need valitsused, kes olid COVID-kriisi lahendamisega hädas, et eks te võite ise meenutada, kes need valitsused sellel ajal olid, seda esiteks. Teiseks, ABIS-süsteemi puhul kolleeg siit üritas aidata mind, et see on 2021. aastal nii-öelda presidendi välja kuulutatud seadustik, et saate siis vaadata, kes sellel ajal valitsuses oli. Et ehk pakub see teilegi põnevust, aga ma ei saanudki isegi aru, mida te täpselt silmas peate, et mis see täpne probleem on, mille autorit te otsite, aga kui te täpsustate, ma püüan otsida vastust, kui täna ei leia, otsin edasi, aitäh. Suur tänu. Kert Kingo, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja, tänan, lugupeetud istungi juhataja, hea peaminister. Ma püüan hästi lihtsas eesti keeles öelda, et te saaksite aru. Eelmises küsimuses ütlesin ilusti, et tulles nüüd valvekaamerate võrgustiku loomise juurde. Ja siis soovisin teada, et te selgitaksite inimestele, kes selle süsteemi loomise autor on, sest seda ei taha keegi omaks võtta, aga ometigi see on igasuguses dokumentatsioonis sees ja selle nimel juba tegutsetakse. Me oleme terve selle ühiskonnaga praktikas liikunud järjest rohkem jälgimisühiskonda, me juba sarnaneme kommunistliku Hiinaga. Ja mind panebki imestama, et kõige selles valguses te olete ka tänases infotunnis kogu aeg rääkinud ilusat juttu Eesti kui demokraatlikust riigist, Eestist kui õigusriigist ja siis te ütlesite sellised laused, et Eesti on kõikide vabadusi kaitsev riik, on ju. Seletage nüüd inimestele, kuidas kaitseb kõikide vabadusi jälgimisühiskond ehk
videokaamerate võrgustiku või valvekaamerate võrgustiku loomine, mis jälgib iga inimese igat liikumist. Te küll ei põhjendate seda ettekäändega, et te ennetate rikkumisi. Ehk siis te käsitlete inimesi kui kõiki inimesi kui seaduse rikkujaid. Aga selgitage, kuidas kaitseb inimeste vabadusi ja õigusi planeeritav näo- ja numbrituvastusega valvekaamerate võrgu loomine? Aitäh! Jaa, aitäh täpsustamast. Nüüd ma sain veidi rohkem aru. Ma jõudsin vahepeal ka vaadata ühte meeleolukat pilti, millest, kui te rääkisite siin koroonaterrorist, siis on niisugune pilt, see on mul kahtlustan Facebookis ka olemas, näitan teile, kus on ilusti Martin Helme, Jüri Ratas ja Mart Helme, kõik on ilusad noored ja selline ilus plakat kolmekesi, täitkem eriolukorra juhtide korraldusi. Ainult nii saame võitu koroonaviirusest. Seegi on osa ajaloost, et kui te räägite sellest koroonaterrorist, kes need juhid olid, Mart Helme on teil seal, Martin ei ole ka kaugel. Jüri Ratas on kuskil Euroopas, seda esiteks. Teiseks, pole mul õrna aimugi, millisest valvekaamerate võrgustiku loomisest te räägite. See kindlasti ei ole valitsuse ettepanek ja kui te viitate sellele, mille kohta ka riigisekretär on ERR-is juba öelnud, et see ei ole kuidagi valitsuse initsiatiiv, siis ma arvan, ja teil on hea võimalus pöörduda kolleeg Lauri Läänemetsa poole, kes oskab kirjeldada, kuidas ta kujutab ette seda valvekaamerate võrgustikku, näotuvastussüsteeme ja kõike muud, mida PPA ametnikud on pakkunud ja ma eeldan tõepoolest, nagu te ütlete, et küllap nad on siis pakkunud neid politsei poolt kuritegevuse ennetamiseks, turvalisuse loomiseks. Siiski, õnneks ka siin kolleegid vahepeal vaatasid, et ühes riigis on need juba plaanitavalt kasutuses, see on Ungari, ja Ungaris kasutatakse selliseid näotuvastussüsteeme erinevate inimeste tuvastamiseks, nii et võib-olla saate siis sealt vaadata, mis see täpsemalt tähendab. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Mart Helme, palun. Ja aitäh. No ega reformierakondlase aju ei oska ju mitte kuidagi teistmoodi reageerida, kui ainult kedagi teist süüdistades. Kujutad ette, kehtestasime eriolukorra. Kujutad ette, koroona ajal kehtestasime eriolukorra, aga ei ajanud koeri meeleavaldajatele kallale. Ei pannud mingit sundsüstimist käima. Ei vallandanud inimesi, kes keeldusid sundsüstimisest. Vaat ei teinud. Seda tegi Reformierakond. Ja noh, eks te maksate ka teatud poliitilist hinda tänase päevani selle kõige eest. Ja no Kaja Kallase läbikukkumine Euroopas muidugi oli ennustatav juba siis, kui ta kõiki neid meetmeid siin siseriigis hakkas rakendama. Aga küsimus oli väga lihtne ja sellele küsimusele te ei vastanud. Ja kui te ei ole kursis valitsuse juhina, mida kirjutab meil meedia sellest, kuidas on võimalik hakata tuvastama mitte ainult seda, kes on kes kuskil piiri peal või kuskil, ma ei tea, õiguskaitseasutustes näotuvastusega, siis jutt käib ju sellest, et meil oleks kogu Eestit kattev kaamerate võrgustik, mis tuvastab näiteks selle, kas te räägite autos telefoniga või ei räägi autos telefoniga, kes seal veel peale teie sõidavad, mis kell te kus sõidate, kuhu te sõidate, mis punktist te alustasite, mis punktis lõpetate. See on ju totaalne jälgimisühiskond. Ja ajakirjandus kirjutab sellest, lugege, viige ennast asjaga kurssi ja ärge ajage meile siin selles mõttes mingit demagoogiat. See on totaalne jälgimisühiskond, mis oleks põhimõtteliselt nõukogude ajal olnud KGB unistus. Kui me liidame siia selle, kui palju on olnud meil ka kohtuprotsessidel ebaseadusliku pealtkuulamise ja muu seesugusega tegemist, mida kaitsepolitsei ja teised meie korrakaitseasutused on teinud, kasutades teinekord nii formaalseid ettekäändeid ja põhjendusi ja lubasid, kui ka isegi kõigest sellest mööda minnes inimesi pealt kuulanud, siis see on ju totaalne jälgimisühiskond. Ja teie asi peaministrina ja põhiseaduse täitjana peaks olema selgeks teha endale, kus maale me sellega jõudnud oleme ja kus maale me sellega jõuda tohime ja mis maani on see aktsepteeritav ja mis maani see ei ole aktsepteeritav. Aga te ajate meile mingit mulli sellest, kuidas Jüri Ratas ja Martin Helme kehtestasid mingi eriolukorra 5 aastat tagasi. Aitäh, Mart Helme. Teie aeg. Tulge nüüd 2 jalaga aastasse 2025 Teie aeg, ja reageerige konkreetsele päevakajalisele küsimusele. Aitäh. Aitäh. Härra peaminister, palun. Jaa, suur tänu, ja Riigikogu esimees.
Noh, kuna teie kolleeg küsis koroona, kuidas ta ütles, terrori kohta, siis mul tuli see pilt silme ette, see tõesti oli ilus pilt, kus teie, Martin Helme ja Jüri Ratas olete ilusti plakati peal ja sildiga täitke eriolukorra juhtide korraldusi. See oli nii suureline, see oli tollal ka nii ilus, ma postitasin sellest, ma mäletan seda pilti, see oli suurepärane. Seda esiteks. Teiseks, mulle väga meeldib, et teil nagu üle nüüd esmaspäeval te veel meediat ei usaldanud, tänaseks on saanud esmaspäevast kolmapäev ja nüüd te ütlete, et lugege ajakirjandus, see on usaldusväärne. Mina arvan muuseas ka, et on, lugesin. Ja RR-is ütleb riigisekretär, ilusti pealkirigi pandud, valvekaamerate võrgu väljaarendamine ei ole valitsuse prioriteet. Ei kuulu valitsuse prioriteetide hulka ja sellega edasi minna ei kavatseta, ütleb riigisekretär. No siis te peate ka lugema. Ja Lauri Läänemets kinnitab siin uudises, loen nii palju, kui ma olen jõudnud lugeda, tegemist oli ametnike algatusega. No vot, seetõttu peategi ilmselt küsima Lauri Läänemetsa käest, mida ta täpselt teadis, võib-olla isegi moodustama uurimisrühma, omavahel seda arutama. Las siis Lauri Läänemets selgitab teile seda. Aitäh! Suur tänu. Sellega lõpetame meie tänase 9. küsimuse käsitlemise. Ja jõuame võtta veel ühe küsimuse, sest energeetika on oluline teema. 10. küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Andres Metsoja ja teemaks on ülekoormustasu. Andres Metsoja, palun. Aitäh, austatud peaminister, et Eesti riigi strateegia 2035 toob välja energeetika valdkonnas, et Eesti energia tuleviku aluspõhimõteteks on kindlus, taskukohasus ja puhtus. Aga samas võime lugeda nüüd Eesti Energia juhi Andrus Turjeko sõnul ja ta ütleb, et Eesti tänane süsteem pole kuigi mõistlik. Seesama energia müügisüsteem ühiskonnale ei ole mõistlik. Ja te olete kahtlemata detailidena kursis selle looga, et mis on meie eelmise aasta keskmine hind, kuidas ülekoormustasuga toimetatakse, mis on tasu Fingridis, mis Eleringis, kuidas keegi kasu saab, kuidas keegi kahju saab. Aga Kliimaministeeriumi esindaja Rainer Vaks selgitas siis väga selgelt, et kahjuks Eestis ei ole võimalik elektriarvet ülekoormuse arvelt soodsamaks muuta, nii nagu teeb seda meie põhjanaaber Soome. Ja ta viitab sellele, et Euroopa Liidu seadus nõuab selle kasutamist siis riikidevahelise ühenduse rahastamiseks. Kindlasti ka selles on oma iva, aga ometi ma arvan, et me oleme tegelikult Eesti rahvale, ettevõtjatele võlgu nagu vastuse, et kuidas ikkagi on see anomaalia selline ühes Euroopa Liidus, et Soome saab minna oma majanduskeskkonnale, ettevõtjatele appi, aga Eesti seda teps mitte teha ei saa. Et mis see sisuline probleem ikkagi on, et me nii erinevalt olukorras, kus me teame, et tegelikult ka Soome keskmine elektrihind on oluliselt odavam kui Eestis, et me sellisesse ebavõrdsesse olukorda ühes Euroopa Liidus oleme tegelikult energiaturul sattunud. Aitäh! Aitäh, hea küsija. No jah, püüdes seda kõike kuidagi 3 minuti sisse suruda, et lõppkokkuvõttes seda raha kogutakse ette praegu kasutamaks uute ühenduste rajamiseks. Seda aga see Euroopa Liidu elektrituru määrus sätestab. Ja seda tulu tohib kasutada nii ülekandevõimsuse suurendamiseks, investeerimine võrgu laiendamisse ja tugevdamisse, et vähendada tulevikus pudelikaelu. Teiseks elektriturule ligipääsu parandamiseks ja ka elektritarbijate tulude vähendamiseks tingimuslikult, kui eelnevat 2 eesmärki pole võimalik täies mahus täita, ühesõnaga ei ole võimalik elektriturule ligipääsu parandada või ülekandevõimsusi suurendada. Ja võib-olla seda asja väga lihtsaks tehes, et ega Elering, teilegi on teada ettevõte ju, kõigile teada ettevõte, seda raha kogutakse ja kasutatakse erinevate ühenduste võrkude rajamiseks. Eesti-Soome vaheline Estlink 3 kaabel, ütleme riigipiiri ülesed ühendused, turumehhanismide arendamine käib praegu, sagedusreservide pool ja nii edasi, riskimaandamise instrumendid. Et lõppkokkuvõttes, ega me võime seda debatti pidada võimalikult lihtsaks seda tehes, kas me kogume ühiselt raha ette, et luua need ühendused, mida meil tegelikult ju on vaja, kui me tahame Soomest saada odavama hinnaga energiat, või me
maksame need ühendused näiteks laenust kinni ja siis maksame tagantjärgi. Lõppkokkuvõttes kinni tuleb need ühendused meil ikka maksta. Selles on see olukord. Nii et see, miks Soome hinnad odavamad, soodsamad on ikkagi pigem seotud selle energeetika selliste pikaajaliste arendustega, mis puudutab näiteks, kui vaadata neid selliseid tulpasid, mis seal portfellis on, hüdro, tuuma, nii edasi, et pigem see sõltub energeetika tulevastest valikutest ja Eesti puhul ma olen öelnud, et uus valitsus nüüd ilma sotsideta algatab tuumajaama eriplaneeringu ja maismaa tuuleparkidega läheb edasi, põlevkivijaamad tagavad reserve, samamoodi tuleb gaasireserve juurde, juhitavaid ja ühendusi tuleb ka rajada. Nii et ma ei tea, jah, me võime seda kuidagi arutada, seda ülekoormustasu täiendavalt, aga energeetika maailmas see ei ole kuidagi mingi uudis ega põrutav uudis. See lihtsalt on raha, mida kogutakse ette Eleringi poolt ühenduste rajamiseks, nende samade tegevuste tegemiseks. Me võime need ühendused rajada, tegevused teha laenust ja siis selle maksta laenuga intressiga kinni. Ega seal lõppkokkuvõttes vist suurt vahet nüüd ei ole tegelikult. Ja nagu ma ütlesin, Euroopa reeglid, elektrituru määrus eeskätt sätestab, et kõigepealt tuleb seda kasutada ülekandevõimsuse suurendamiseks ja teiseks elektriturule ligipääsu parandamiseks. Ja alles seejärel, kui ei õnnestu seda, siis saab kasutada tarbijatele jagamiseks. Nii et rahanduslikult lõppkokkuvõttes on lihtsalt küsimus, kas me maksame ette või järele. Aga jah, võime seda ka vaadata. Ma nägin tõepoolest, et Tureiko selle ajakirjanduses tõstatas, aga see debatt selle teemal ei ole uus. Ju mitmed ettevõtjad on seda debatti tõstatanud, seda on arutatud energeetikute vahel varem ja ilmselt arutatakse veel ja veel. Aitäh! Suur tänu, härra peaminister. Kuna meil on küsimusteks ette nähtud 2 minutit ja vastuseks 3 minutit, et siis rohkemateks küsimusteks meil tänases infotunnis ruumi ei ole. Ma tänan valitsuse liikmeid, ma tänan kõiki kolleege aktiivse osaluse eest ja me kohtume täpselt kell 2 algaval Riigikogu täiskogu istungil.